Ja tere tulemast tagasi kõikidele kuulajatele. Ma olen vist nüüd terve suvi otsa teinud saated üksi. Ja siis täna on see huvitav päev, kus kohas ma enam ei ole siin üksi. Sellepärast, et ütleme nüüd, et hakkab pihta siis hooaeg. Ja tänases saates on mul väga huvitav külaline, kellele ma ise kirjutasin, kutsusin ise saatesse. Ja see külaline oli ühes teises podcastis, kus ta jäi väga silma, ütleme nii, oma jutuga ja just sellega, et see autentsus oli seal taga. Ja mõtlesin, et võiks anda just võimaluse tulla siia ka, rääkida, kuidas, mismoodi, miks, sellepärast, et see teema ja üldse see, mida siis seal podcastis puudutati. Ma arvan, et see on selline nagu vajalik, et üldsusele ka. Ja minu vastas istub siis Maarja. Tere, väga meeldiv, et tulid. Tere, Anno, väga hea meel on olla siin. Natukene selline, ütlen, väike närv on sees. Kui sellest peab olema, et ma võib-olla alustuseks ütleksin ära selle, et üli tänuväärt, et sa sellist tööd teed. Okay. See on väga lahe. Üldse tuua inimesteni see nii-öelda teine maailmavaade ja sellist nagu tegelikust ka. Et see on väga lahe. Et suured tänud sulle selle eest. Tänud vastu võetud, ütleme nii. Ma kutsusin sind saatesse sellepärast, et sinu ema ja siis väikevend teevad podcasti Hinge tee oli see. Ja, just. Ja sa käisid ka seal saates ja rääkisid erinevatest oma teekondadest, asjadest, kuidas sa käisid välismaal, kuidas sul olid sõltuvused asjad ja kuidas sa sellest üle said. Ja ma arvan nagu, et vaata, kuna mul endal ei ole nagu sõltuvustega kunagi nagu probleeme olnud, mul on ka niimoodi, et sõrme nipsust, kui tahan lõpetan suitsetamise, ma ei ole alkoholi olnud 2011 aastast, mis iganes vaata. Aga samas ma tean väga palju selliseid inimesi, kes nii-öelda siis on sellesse kinni jäänud ja nad ei saa lihtsalt sealt välja ja nad just ei julge sealt välja tulla. Ja siis kui ma kuulasin sinu podcasti ka nagu seda juttu seal, et kui see, et sa üldse julged minna podcasti rääkima, see on nagu, see ei ole lihtsalt see, et mingisugune, ma tulen ja räägin siin, vaid seal peab mingi karakter taga olema. Ja see oli ka see põhjus, miks ma nagu kutsusin sind siia nii-öelda siis saatesse rääkima. Ehk siis see on üks teema, ma arvan, millest me võiksime täna rääkida. Aga kindlasti nii-öelda siis on need teemasid veel. Ja see oli hästi huvitav ka, et kui me nagu istusime siin ennem, kui me siis mikrofonid või nii-öelda siis kaamerad sisse lüüdsime rekordima, siis Maarja ütles mulle ka, et vaatame lihtsalt, kuhu see jutt läheb. Ja ütleme niimoodi, et ma arvan, et siin ei olegi nagu sellist skripti ka ees, et lihtsalt laseme sellel minna ja ongi kogu lugu vaat. Aga kust kandist üldse ise pärit oled? Sa rääkisid seal podcastis ka, et sa olid kuskil kasvasid külameestega. Tegelikult ütleme niimoodi, et lapsepõlves veetsin aega Lõuna-Eestis. Kus kandist täpselt? See on, ütleme, Põlva ja Saverna vahel, see on selline Piigaste küla. See oli siis, kui me olime, ma arvan, sellised 7-aastased, 5-6. Meie vana eles seal. Ja kuna ema töötas Tallinnas pikki päevi, siis me selles eas olime rohkem vana-ema juures. Ja see on, ma ei ole seal elanud nagu sedapidi pikka aega, et tegelikult ma olen ikka Tallinna poiss, sündinud küll Pärnus, aga Tallinna poiss ja Tallinnas koolis käinud ja Tallinnas üles kasvanud. Aga minu enda nii-öelda noorusaja sõbrad, lapsepõlve sõbrad on kõik enamasti Lõuna-Eestist, suur osa. Et seal selles kandis on nagu aega veetud. Kas sa oled pigem põlvakas või pigem võrukas? Ei, kumbagi ei ole. Ma tean seda, vaata, kuna ma olen ise Võrus. Kuna ma olen Võrus sündinud, siis vaata põlvakatel ja võrukatel oli ka mingi teema alati, vaata, nagu, mitte nagu siuke sõbralik, vaata, aga nagu, jaa. No, kui me päris ausad oleme, siis kas ta on nii väga sõbralik oli, ega seal... No ma ei tea, minu vanustel vähemalt oli sõbralik, et selle koha pealt, nagu ma ei oska öelda, jaa. Ega neid, eks nende külakohtadel on ju kõigis kohtades olnud nii, et kuskil on vastasküla, kellega siis läbi ei saada ja siis toimuvad seal igasugu konfliktid ja niisama asjad, aga ei, see kuulub küll Põlvamaa alla, see Krootse küla, kus ma enamasti olen oma kõik vaheajad veetnud. Ja
jah, ma ei liigitaks seda kummagi alla, Võru ega Võllu alla. aga kas see, kui sa olid seal vanavanema juures, milline su suvi üldse oli nagu, et milline see välja nägi, see oli maakodu? Ei, see ei olnud maakodu, vanavanema elas korterelamus, väike 2-toaline korter, tähendab, siiamaani elab seal. Ja kuidas see suvi välja nägi, põhimõtteliselt suvevahe esimesel päeval. Läksimegi vanavanema juurde ära ja seal siis hakkasime oma suve veetma. Et noores eas mängisime teiste lastega ja ujusime, tegime kõike nii, nagu tegema peab. Ja siis sealt edasi teismeeas, nii nagu ma ka eelnevalt rääkinud olen, et sai ka kõigele sellele muule nagu hakatud seda elu elama, seda nii-öelda seda sellist joomise ja sellist pidutsemise ja kõige sükest asja. See käib vist maaelu juurde, vaat, üks osa nagu sellest, et maal vist on see asi, vaat, et nagu mingi hetk saavad tegevused otsa, vaat, siis hakatakse uusi tegevusi nagu leidma või midagi sükest. Ma olen nõus sinuga, eks ta tegelikult on igal pool, nii ega siin linnas ka lõpmatuseni midagi teha ei ole. Linnas on isegi minu arust karmimad veits. Kuna sa linna tulid või kuna see oli sinu ajastu, kui sa hakkasid linnas rohkem käima? Mis vanuses? Tegelikult kooliaja ma olin ju linnas Tallinnas terve aeg. Et ainult vaheajad olin seal Lõuna-Eestis. Aga ma ennast liigitan rohkem nagu sinna Lõuna-Eesti kanti kuidagi. Aga sul selline asi ka oli, nagu, et kus sa hakkasid nagu kooli ajal nagu rohkem linnas olema nagu vaheaegadel? Ei, vaheaegadel mitte. Seda väga harva. Aga kooli ajal ma olin linnas ja tegin siin ka patti. Sest ma mõtlen seda, nagu, et linnas tehakse veits ekstreemsemaid asju kui maal. Maal on siuksed pehmed, nagu, et kui sa kuuled maal mingit joomist kuskil baaris, siis sa vaatad nagu te tea, mis elu ongi, vaata. Põhimõtteliselt, vaata. Et nagu, ma olen ise ka nagu, muusikaga tegelenud, igasugustel pidudel asjadel mängimas käinud ja mis iganes, et see, mida sa näed linnaeludes ja eriti veel välismaal, nagu, et kuskil Soomes, vaata, siis see on nagu vaps ja rits, et see on nagu Lõuna-Eestis on siuke stabiilne, et kui ma arvan, kui Lõuna-Eestist nagu keegi lapsevanem muretseb ja toimu laps on täna öösel kuskil väljas, et mis temast saab, siis nagu ma arvan, temast ei saa midagi võrreldes, kui su laps oleks kuskil Helsingis väljas, vaata. Siis sa peaks nagu muretsema päriselt, vaata. Aga kuidas nagu üldse, igaks juhuks ma küsingi lihtsalt, võib-olla need küsimused on sellist, mida sa oled ka rääkinud eelmises podcastis, aga ma küsin just selle pärast ka, et võib-olla keegi ei ole vaat seda eelmist näinud, siis on siin nagu siuke põnev nagu läbi käia. Ja sa käisid Tallinnas koolis? Jah. Mis kandis sa koolis käisid? Ma käisin Kivimäel. Kivimäel? See on Pääskülas, Pääsküla lähedal. Nõmme, Pääsküla, jah. Ja seal vist nagu, kuidas seal kool, sa kindlasti tead Tallinnas teisi kooli, ma ise ei ole Tallinnas koolis käinud, sellepärast ma olen Tartus põhimõtteliselt pubeka ja veetnud. Aga kui võrreldes, nagu kas teil oli ka niimoodi Tallinnas, et nagu need koolid olid sellised, et teatud koolidest nagu toimus mingi hull action ja siis teistes koolides oli veits rahulikum, et kuidas sinu koolis, kui sa hindad nagu enda nagu seda, et kas see oli selline nagu? Ma arvan, et action toimus kindlasti nagu igal pool, seal meie kooli ümber teised koolid, no kindlasti, aga see meie enda kool, ma arvan, et see on täpselt nii nagu igal pool mujal. Seal ei olnud nagu midagi sellist erilist. Poiste pättusid ja tüdrukud tegid oma tüdrukute asju ja kõik kasvasid üles ja õpetajad olid nii nagu igal pool. Mis kuna sa viimati nagu seal koolis käisid, kui palju sealt mööda juba on aega? Praegu ma olen 29, lõpetasin põhikooli seal, siis see on mingi 10 üle 10 aastat. Rohkem, jah, ma arvan, siuke 14 aastat tagasi, jah. Aga kui sa vaatad praegu tagasi nagu ka selle peale, et mõeldes nagu enda nagu selle kooli aja peale ja siis selle peale nagu, kuidas nagu täna nagu koolis nagu asjad on, et nagu oli sinu ajal nagu kool nagu sinu arvates põnevam või pigem on see, vaata alati nagu see asi nagu, et kui sa oled tähele pannud, et kui sa lähed sellest koolist minema, siis see kool restaureeritakse ära, tehakse korda ja alati kõik vaata kõige parem vaata. Kus sa vaatad tagasi ajas, kas nagu sa tahaksid pigem täna koolis käia või siis tol ajal oli nagu ägedam? Meie koolil ei olnud, ma arvan, viga midagi. Ta oli suht selline aus kool, meil oli 2 koolimaja, Tallinna Kivimäe põhikool. Seal oli õpetajad
õpetajad olid ka, ma arvan, nii nagu igal pool, on mingid õpetajad, vaata, kes on sellised karmimad ja siis teised, kes on sellised pehmemad. Aga ma arvan, et see meie koolis see ajastu juba, see laste generatsioon, ega suht ei olnud enam austust õpetajate vastu. Noh, ma kujutan ette, et nüüd on veel hullem see asi. Ma lihtsalt arvan nii, sest et juba seal olles, vaata, kui õpetaja peab ikkagi häält kõvasti tegema ja endast nagu ruumis olles väga-väga julmalt märku andma, siis on ikkagi midagi valesti, et puudub lastel austus vanemate isikute vastu. Ja ka mina nägin, tegelikult meie koolis oli samamoodi ja ka klassis oli, et ega õpetajad sellist nagu austamist oli vähe, aga siis ongi õpetajad hakkavad karmimaks ja siis on ainuke asi, mis toimub, on hirm, täpselt nagu selles ühiskonnaski. Et see on see, mis on kõige alus, et kui inimesed ei suuda üksteist austada, õpilased ja õpetajad üksteist, siis ega tegelikult see asi ju sellest pihta hakkab. Aga mis sa arvad, millest nagu on see probleem üldse, et nagu see austus kaob võib-olla, või kui sa vaatad nagu enda aega nagu tagasi just nagu, et kooli koha pealt, kus austus kaob? Õpetajate vastu just. Ma arvan, et eks see kindlasti tuleb kodusest kasvatusest ka. Et kui sul seal ikkagi vanemad ka üksteist ei austa või näed palju sellist mitteaustamist ja ühiskond näitab mitteaustamist, siis paratamatult võtavad need lapsed sealt midagi kaasa ja koolis jätkatakse samamoodi. No ma arvan, tänapäeval oleme ausad, see on täiesti ulme. Ma arvan, iga asja pärast on nõus nagu mingid koolilapsed õpetajaid kohtusse kaevama või siis kui mõnele lapsele õpetaja kuskil nagu veits karmimalt ütleb, siis on nagu kohe kirjad teele sinna õppeala juhatajatele ja nii edasi. Ja öeldakse, et teil tuleb kohtukäis. Selles suhtes on see maailm oleks karmiks kohaks muutunud, kus ei ole ei austust ega ka empaatiat enam. Minule tundub lihtsalt nii. Liiga juriidiline. On. Et ma mõtlen ka nagu, et kui ma käisin ka koolis, ma olen nüüd sinust siis mingi 5 vanem, ütleme niimoodi. Ja siis, ütleme nii, et sarnane aeg. Ja siis ma mõtlen ka nagu selle peale, et nagu meil ikka õpetaja ikka võtsid tukast kinni, kui midagi kurat aru ei saa raisk. Ja saad aru, sa said aru lõpuks. Et selles suhtes nagu maailm oli natuke teistsugune. Et täna, kui me räägime seda homo teemat ja kõike seda on nii palju sisse tulnud, vaata, ja kõik ongi nii hellaks ära muutunud, et kui sa nagu kellegile midagi ütled, siis vaata, inimene juba variseb oma eluga kokku, vaata, aga mis vanasti oli, vaata, et kui sa nagu sõnadega ei saanud aru, siis tehti füüsiliselt selgeks sulle lihtsalt, vaata. Sellepärast ma küsisin ka vaata sellest külaelust ja asjadest ka, sest ega seal, ma ei tea, kas siiamaani enam on, aga vanasti ikka oli see, et kui sa aru ei saanud, siis tehti selgeks lihtsalt. Loomulikult, ega selles suhtes nõrk ei saanud olla, et ega pidid lõõke vastu võtma ja võib-olla vahepeal tagasi andma. Et aga koolis, kui mina nägin kindlasti, ega meil oli ka õpetajad, kes ikkagi võtsid sul nagu kampsumist kinni ja vedasid sind üle klassiruumi nurka, et ei olnud häda midagi. Ja siis, mis oli nagu selles suhtes ka kohati kurb vaadata, oli see, et kui meesõpetaja vastu ei ole austust ja autoriteeti, kus meesõpetaja peab lihtsalt selle nimel, et saada see hääl seal ruumis, peab tõmbama selle suure jalanõude kapi vastu maad niimoodi, et terve koolimaja rapub. See on tegelikult on täiesti nagu absurd. Aga ma räägin, et ega mina ei olnud ka mingi hea poiss koolis. Ma keerasin ka ikkagi nagu vaikselt ikka, mõnikord jõudsin ikka, harva jõudsin direktori juurde, aga mul olid nagu omad toimetamised suht kogu aeg. See suitsetamised ja asjad ja ma olin selline üritasin kaval ka olla, et saada rohkem seda enda sellist vaba aega ka sealt koolist. Kas sa suitsetasid ise või siis sa olid pigem see vahendaja? Siis me vaata koolis olid need vahendajad ka, kes sebisid teistele suitsu kuskilt alati. Ei, ma päris vahendaja ei olnud ega ise ikka suitsetasin, jah. Et selle jaoks, et suitsu kätte saada, olid ikkagi poe juures ju mehed olemas. Ja ma mõtlengi just seda asja, et kas sa nagu kuskilt sebisid pigem teistele olid see nagu ja sa olid vahelt vaad? Jah, väga ei sebinud, aga eks ikka igasugu treidimisi käis selles suhtes. Mul oli niimoodi, et nagu meil oli vaata, mul esiteks vanaisa näiteks, ma olen ise siis Lõuna-Eestist nagu täitsa Võrus sündinud ja siis
üks osa nii-öelda siis perest elab seal Antsla kandis, teine pere nagu emapoolne osa, isapoolne osa siis on elanud siis Parksepas, eks Võru lähedal kohe. Ja siis see nagu, kes vanaisa elas siis seal Parksepas Võru lähedal, siis sellel oli niimoodi, et tal oli alati kapi peal, oli hästi palju suitsevad. Siis nagu, ütleme nii, et kui sa oled enne pubeka iga või vahetult pubeka eas, siis ikka, sa näed võimalust enda jaoks, vaat. Et nagu seal on need üleval need suitsud, vaata. Ja nagu kuna need olid mingid vene suitsud ka, ise seda ei kannatanud nagu väga tõmmata, aga koolis oli see, et kõrgema klassi tüübid alati nagu tahtsid osta neid, vaat. Selles ma mõtlesingi, et kas sul oli ka siukest asju, vaat? Mul oli huvitav see, et kui ma Tallinnas kooli vaheaeg tuli, ja ma liikusin vanavanema poole, siis ma võtsin ikka, nagu Tallinnast kaasa ära, sest võib-olla küla peal oli nagu keerulisem sebida, või lihtne oli nagu Tallinnast kaasa ära osta. Võtsin ploki suitsu kaasa. Ma arvan, ma olin mingi 14 äkki või. Ja siis vanavanem leidis kogu aeg üles selle need suitsud ja siis peitis enda kohta kuhugile ära. Aga siis oli minu töö see tema koht üles leida. Ja nii kaua, kui see vaheaeg ära oli olnud, nii kaua ma suitsetasin kõik sealt sellest vanavanema peidukast ära. Ja siis lõpuks, kui ta teada sai, kui ma olin Tallinnast tagasi jõudnud, siis sain korraliku telefoni, korraliku koslepi veel tagant järgi. Et jah. Ajad olid hoopis teistsugused, et enne seda vahetult, vaata, kui see nuti ajastu oli, et see nagu, Kusjuures me vist oleme suhteliselt piiri peal sellel kooli ajal. Ma mäletan, et siis, kui äkki mul oli 8-9 klass, äkki siis tuli see nutika värk sisse või? Siis hakkas tulema need esimesed mingid suuremad ekraanidega Nokiad asjad. Sest kui sul iPhone oli tol ajal juba, sest minu arust oli see iPhone'i aeg oli veel selline, et seda iPhone'i sai vist niimoodi, et sa pidid kuskilt, minu arust tol ajal oli kas EMT või ta oli just Teliaks läinud, et siis sa pidid võtma mingi järelmaksule, aga kes see sai järelmaksule, kui sa koolis olid, ja kui su vanemad sulle ei võtnud mingi korraliku järelmaksuga iPhone'i, siis sa käisidki seal Elises või kuskil näppimas seda iPhone'i ja see oli veel 2 sõrmega, ma mäletan, Maps Zoomis lähedal oli see 2 sõrme töötab eriti rets teemad. Et see oli nagu, see oli huvitav ajastu ja ütleme nii, oli mida näha, vaata tänapäeval nagu iga nädal tuleb uus mingisugune AI mudel juba välja. Tänapäeval sa nagu, see on lihtsalt nagu nii kirju, et sa ei saagi enam aru nagu, mis nagu, et ma ise nagu vaata, olen just tegelen täna hästi palju AI-de asjadega ka, siis ma nagu ise juba tunnen, et ma hakkan sellest ajast nagu maha lihtsalt jääma, sest sa lihtsalt nii palju asju tuleb peale, sa ei jõua lihtsalt neid uusi äppe, uusi asju läbi enam käia, et nagu üks asi on parem kui teine maad. Jaa, aga üleüldse ma ei teagi, tundub tegelikult nii, et ma ei tea, peaaegu 30, ma ei tunne, et ma oleksin nüüd nii vana, aga nähes enda lapsepõlve, kus me väljas mängisime ja tegime pättusi ja lollusi, nagu kõike tegime, siis see oli elu moodi, nagu see oli elu. Aga mis täna vaadata see, kui sul on ainult see telefon nagu ees, kus scrollid seal ja ma ei tea, mis nad teevad, saadavad oma Snapchat ja mis iganes. Selline tunne oleks, nagu ise oleks mingi 50 aasta, nagu ei saa sellest maailmast enam aru, et väljas saadakse kokku ainult siis, kui tahetakse endal mingit e-sigarette vahetada või midagi sellist või midagi sellist, aga jah, ma ei tea. Öeldakse, et need inimesed, kes on nüüd sündinud siis 1990 kuni siis 2005 vist, või 2000 vahel, või ma mäletan, mis see oli, see mingi 10-15 aastat käpp, ütleme niimoodi, et need inimesed peaks nüüd olema kõige nagu, eriti need, kes nägid 90-ndatel need telekamängud ära, need peaks olema nüüd need kõige õnnelikumad inimesed üldse, nagu, kes on näinud seda üleminekut nagu väidetavalt, vaatad. Mulle tundub ka, et see peab paika. Sest jah, see maaelu ja see on ikka next level. Et see on täpselt see asi nagu, et sa pead elama maal, siis sa pead tahtma sealt ära tahta, et sa ei taha sinna enam kunagi minna, et lihtsalt 10-15 aastat hiljem sinna uuesti tagasi tahtavad. Et see on nagu see, et kui sa käid kuskil ära, nagu, et siis see on nagu mul endal oli ka, ma arvan, suht hea see, et oligi vaheldus, vaata, et koolis käies oled nagu linnas, Tallinnas ja siis vaheaegadel oled maal, et selline hea vaheldus oli, väga selline kirju. No suvel on seal väga palju teha ka, Lõuna-Eesti on ikka julmalt roheline, et sinna ikka sõidad, siis need metsad asjad vastu võtavad ja eriti kevadel need rohelised põllud, vaata, kui hein ja vili hakkab kasvama, siis kõik, absoluutselt kõik loodus, sellised ürgmetsad ja asjad väga-väga kaunis, kõik. Sügisel või ütleme nii, mitte sügisel, vaid nüüd juuli lõpp, august, kui see
vili hakkab minema vaata kollaseks, siis õhtud alati nagu see kollase vilja saatel nagu need on nagu vapse kõvad ikka, jah. Lahe. Mis edasi tegid üldse? Sa rääkisid ka eelmises podcastis, et sa läksid siis välismaale. Jaa, välismaale. Ei, no selles suhtes, et kui ma sain 18, siis ma läksin esimest korda Soome tööle ühte lattu ja siis tulin korraks Eestisse tagasi, tegin Eestis tööd ja siis ütleme kuskil 19 lõpus, kui ma 19 aastane olin seal, läksin nagu korralikult nagu Soome ära tööd tegema ehituse peale ja tunnelisse. Kus kohas sa täpsemalt tunnelis käisid? Ma töötasin Helsingi, Vanda ja Espo objektidel erinevatel. Ja jah, see oli selline huvitav töö, et selline, ütleme, täiesti teine maailm on seal Mis sa täpsemalt tunnelis tegid? Tunnelis, see on vaata hästi keeruline seletada inimestele, kes ei tea, mis tööd tunnelis on, aga no selles suhtes, seal on kõike. Seal on natukene armeerimist, mis tähendab seda, et puuritakse seinte sisse, tunneli seinte sisse augud, siis lükatakse sinna armaturlatid järgi koos seguga ja siis tugevdab siis seda kivi ja pinda, et seal ei tekiks nii nihkeid ja nii edasi. Ja siis seal on erinevad turvavõrkude panek, kõike krohvimisi ja asju, kõike sellist. See on selline, seal enamasti käib palju tööd on füüsiliselt, väga palju tööd on füüsiliselt, aga tänapäeval rohkem kasutatakse nagu masinaid ka. Üks põhjustest ka tegelikult, miks ma siin saatesse kutsusin, sellepärast, et ma olen ise ka nagu tunnelis töötanud, vaata, siis ma tundsin kohe nagu, et vaivad. Ja need samad asjad, mis latid pandi sinna seinte sisse ja nendest käepidemed tehtivad, siis ma ladusin ka neid ikka päris korralikult sinna seina. Vanda tunnelis et kui sõita nüüd sealt Martin Laakso poole pealt sisse, siis see üks tunneli ots, nii-öelda, kust täna rong sisse sõidab, siis ma arvan, et sealt kuni sinna täitsa keskele välja, kust üles käidi sinna tunnelite, nendesse konteineritesse sööma, siis ma arvan, kuskil sinna maani ma panin ühe tüübiga koos. Ma ei tea, kes see tüüp oli, aga kellega ma panin, ma ei mäleta enam, see oli 2012 või 13 või midagi söökest. Okei, siis sa läksid varem kui mina. Mina olen hiljem läinud, aga jaa, see... Ma olin 2 kuud seal panin ja siis nagu kuskil kohvipauside ajal saadi teada, et ma olen Lõuna-Eestist ja ma olen traktoritega sõitnud, siis mind lükati lihtsalt mingi Kraameri rooli ja ma sõitsin terve ülejäänud aega ainult Kraameriga ringi. Ja kaua sa töötasid tunnelis? Ma mäletan mingi aasta võib-olla, 10 kuud, midagi sükest. Siis ma pidin minema Austraaliasse, ma pidin minema Hollandisse lattu tööle. Ja siis ma koolitsin veel kedagi, ma mäletan välja seal enda asemele 6 aega. Ja siis nädal aega enne ära minekut mul öeldi Hollandis see ladu läks pankrotivad, et Philips lõpetas nagu selle partnerluse või selle lepingu ära, et ei saa tööle. Siis ma viimast nädal aega koolitsin lihtsalt nagu teadmisega kedagi välja, et see tüüp asendab lihtsalt mind. Aga ja, ma sõitsin nende traktoritega, seal oli mingisugune suurem traktor ka, ma ei mäleta, mis seal nimi oli. Ja siis oli see Kraamer väiksem, need oli 2 tükki, siis ma sõitsin nendega põhimõtteliselt nagu enamuse ajast ringi. Jaa, no ma olen tunnelis vahelduva eduga, kui ma läksin tunnelisse, siis ma olingi 19 aastas lõpp ja tegelikult vahelduva eduga viimast korda ma käisin tegelikult tunnelis ka sellel aastal. Tegin selle aasta alguses ühe objekti kaasa lihtsalt mõne kuulise. Aga muidu vahepeal mind Soomes ei olnud, muidu ma olen kokku vist äkki tunnelis töötanud 6 või 7 aastat. Mul on kogu aeg olnud üks ülemus. Mul on väga... See on need samad Valga tüübid, Ei ole. See on täiesti eraldi vana ja hästi auväärt vana. Ja ma ei mäleta ka, kelle alluvus ma töötasin, aga mul olid mingid Valga tüübid, ma tean, igastahes. Ja neid oli päris palju oli seal firmas tööl. Päris laadnad inimesed olid. Samamoodi lõunaeestlased, vaata, siuksed otsekohesed toored, samas hästi terava huumoriga vaata. Et see on veits natuke teistsugune maailm. Ja, heas mõttes nagu. Ja seal, kus mina töötasin, selles ettevõttes seltskond oli väga hea ja kaadrivahetust ei olnud. Et suht väike punt, ma arvan, meid oli sellised põhivanasid, oli äkki 6 tükki. Nüüdseks on see firma päris suureks kasvanud ja see ettevõtja on väga tubli ja väga lahe vana.
ja ta on mul elus väga palju toeks olnud. Nagu väga suur austus tema vastu. Ma ei mäleta ise ka nagu, kes see oli, aga meil oli ka mingi eestlane oli ja ma tean seda, et ta veel tegeles mingi motospordiga ka oli nagu see, nagu, kes see eesotsas nagu oli seal. Okay. Aga ta oli vaata 2013 võib-olla, et see on aegast möödast nagu, et kes teab, mis üldse sellest saanud on vaata tänaseks. Ja. Aga seda ma mõtlesingi nagu, et kui sa rääkisid eelmises podcastis ka sellest tunneli teemast, siis ma oli nagu siin on nagu mingi teema. Aga mõeldes üldse selle tunneli peale, siis hästi paljud inimesed mõtlevad, mis tunnel on, aga see on hoopis teine teema. Nagu, see ei ole tava ehitusega, nagu ei ole mitte mingit seost. No jah, hästi vähe, ütleme nii. Aga lihtsalt seal alla ikka, kui sa lähed ja ütleme nii, et olles seal mingi paarkümmend meetrit maa või isegi 100 meetrit maapinnast allpool, see on talved eriti, vaat, et sa lähed ju tööle pimedas ja tuled ära pimedas. Sa näed 15 minutit päevas või 30 minutit päevas näed päevavalgust, kui sa lähed esimesele kohvipausile ja siis lõunal, aga kui sul teine kohvipaus juba on, siis on juba pime, vaat. Ja. Ma töötasin väga pikalt Mikkelankaljo, Malmimäe ja Estinkaljo sellised, need olid puhastusveetunnelid või midagi sellist. Täpselt ei mäleta, aga ma töötasin väga pikalt öösiti üksi. Nagu kilomeetrid ei olnud mitte kedagi tööl. See oli lihtsalt selline aeg, et seda tööd sai teha ainult öösel. Ma töötasin, ma arvan, äkki pool aastat kuni aasta töötasin täiesti üksi öösiti. Pidin lihtsalt andma sõnumiga teada, et lähen alla ja kui hommikul õigeks ajaks sõnumit ei olnud, et ma üles tulnud olen, siis oleks keegi otsinud. Aga see õpetas ka, see oli päris lahe tegelikult, kui sa oled täiesti üksi pimeduses, sa oled suht palju iseendaga. Et see on ka selline üpris huvitav, jah. Paneb nagu rohkem võib-olla jälgima ka ümbrust ja ohte ja asja, ne? Ja, kindlasti. Ma olen ise ka nagu, kui ma seal tunnelis töötasin, siis oli ka hästi palju olukordi, kus sa pidid täiesti üksi olema, sest vaata traktori peal, sa ei ole ju nagu mitmekki, seal on üks too läinud. Vahest uputad mingisuguse auto kuhugile kraavi ära, oled üksi, siis lähed kõnnid 3-4 kilomeetrit teise otsa, et tuua siis kas kraamer või mingi teleskoplaadur, et see auto sealt kraavist nagu välja tõsta või välja tõmmata. Et ka sellised asju on olnud. See on huvitav töö. See on väga huvitav, ma mõtlen ise ka nagu, et see oleks nagu, kui vaata, ma ei ole ise käinud kunagi nagu ajateenistuses, aga lihtsalt kui ma mõtlen nagu seda, et nagu ma usun, et tunnelitööd võiks võrrelda selle ajateenistusega, eriti veel, kui sul on selline seltskond seal ka, kes on natuke sellised nagu vanakooli. Sest meil oli endal ka nagu need ehitajad, kes seal olid, ma mäletan, nad olid ka sellised vanakooli tüübid olid, nad ütlesid sul otse ära ja ilma täiesti filtriteta, nii nagu Lõuna-Eestis siiamaani asi käib, vaat. Ja seal olidki tüübid, kes läksidki minema, vaat. Aga mul endal oli samamoodi, mõni päev oligi selline, et mõtlesidki nagu päev otsa, et et kes see alati siuke mulle ütled, vaata, aga järgmine päev samas nagu kohvipausil juba nagu tegite koos suitsu ja leppiste ära seal, vaata. Et sellest neid aegu nagu oli. Ega ma ütlen ausalt, et mehed, kes tunnelis töötavad nagu müts maha, see on päris raske töö ja kodust eemal olla ja kõik see, ega see nagu see ikkagi nõuab veits rohkem energiat, kui inimesed arvavad, et kui sa päevavalguse käes kuskil töötad autoteeninduses. Ja kus iganes vaata, sa saad seda energiat ja oled seal nagu suhted ja teed, aga kurat, kui sa oled seal pimedas tunnelis ja vahepeal mingi sopa ja pasaga koos. Üksinda ka veel, kõhe ka veel, külm, vaata. Suvel on hea, vaata, et on jahe, aga talvel on see, et sa ikkagi oled seal süke, ja see külm tunnelis on hoopis teistsugune külm, see on süke niiske, vaata. See on nagu hoopis teistmoodi. Ja tunnelid on väga erinevad, on ju täiesti sellised puhtad, kus võid põhimõtteliselt sokiga käia ja siis on sellised, kus ma olen olnud väga hullus tunnelis, võib-olla ülirets ikka, samal ajal mingi sitavesi, puhastatud sitavesi jooksis, me olid mingi skafandrid seljas ja siis olid hapnikumaskid ja teemad ja siis me vahetasime seal mingisugust võrke ja ma arvan, et see oli üks kõige retsimaid üldse, mis ma mõtlesin täiesti perses, mida ma teen siin nagu, see on nagu, miks ma seda tööd teen. Aga kui raha on vaja, siis sa teed, Ma olen elus olnud see inimene, et ma võin ükskõik mida teha, kui mul on nälg või ma näen, et mu peres on raha vaja või mis iganes, ma võin auda kaevata, ma võin sitta visata, mul on nagu täiesti poogenna, selles suhtes ei huvita, aga see ei tähenda seda, et ma seda nagu
jätaksin enda pähe selle, et ma pigem ikkagi üritan rohkemat. Aga ma olen selles suhtes, ma olen põhja ära puudutanud ja mul on pohhui. Ja tunnelites ongi see nagu, et sa näed nagu hoopis teistmoodi, sest mul oli ka niimoodi, ma mäletan, et mul oli nagu enne tunnelit oli siis mingi töö oli kuskil me ehitasime kaubanduskeskust. Ja miks ma ütlesin just, et see automüüja ja kõik see, et see on nagu täiesti eri teema, ongi see, et kui sa mul tol ajal tegeles vend just nagu autode parandust asjadega, siis ma mõtlesin, et tal on ikka ülihea elu, lihtsalt nagu saab maa peal tööd teha. Ja siis ma töötasin kuskil kaubanduskeskuses Espos ja seal oli ülemus mõnitas kogu aeg meid, eestlasi nagu. Ta oli somm ja konkreetne vana mees ja kogu aeg mõnitas meid. Igal ühel oli talle midagi valesti öelda, kogu aeg midagi ette. Siis lõpuks ta keelati isegi töömaale tulemine ära. Ja siis ma sain ühe tuttava kaudu teada, et tunnelisse otsitakse inimesi ühe eestlase kaudu. Siis ma mõtlesin, et ma lähen siit töölt minema ära, ma ei viitsi lasta ennast mõnitada. Aga siis ma mäletan esimene päev, kui ma juba tunnelisse alla läksin, ma mõtlesin niimoodi, et ma ei tea, kas see õige otsus oli, maa pealt ära tulla, et see oli nagu täiesti esimene päev oli juba selline nagu, et kus nagu see maailm korraks variseb kokku, mõtled, et kas see ongi nüüd mu tulevik, et see on nagu päris crazy nagu. Jah, ma olen nõus sinuga, et ega mingis mõttes on tunnelis nagu hea töötada on ka seda pidi, et mingid tööd vaata sa teed üksi, sa ei pea inimestega kokku puutuma. Siis kui sa ära harjud. Jah. Sa pead harjuma sellega ära ja aru saama sellest, et see tunnel ei varise kokku ja siis on juba hästi kõik. Sest algus ma mäletan, kui ma läksin ka, mul oli see hirm, aga mis siis, kui just praegu, kui mina siin olen, juhtub midagi. Ja kindlasti ma olen kuulnud palju ja näinud ka, et tuleb uusi vanasid peale ja nad on võib-olla, ongi mingi kehva tunnel ja siis nad on öö ära ja järgmisel hommikul nad ei ütle isegi ülemusele nagu head aega mitte, vaid panevad laevaga tagasi. Seda oli meil ka väga palju, et see on vist eriti nendes tunnelites, kus vaata seda võrkugi pole veel pandud ennem, kui nad hakkavad seda seina kokku laskuma. Eks seal on algusfaasid on kõige sellisemad mustemad ja raskemad. No ma mäletan, kui ma läksin sinna, siis meil oli niimoodi, et otsast lõhati alles, ta oli 3 etapiks ära jaotatud see tunnel. Otsast alles lõhati ja teiselt poolt ja siis sealt, kus kohast seal Martin Laaksu või sealt poolt kuskilt sissesõidu pealt, sealt me juba tegime, seal oli vapse korras kõik, et panime neid pulkasid seina. No väga lahe kuulda. Selles nagu, et see oli päris huvitav nagu kokku sattumas siukene, et ma arvatavasti me oleme ühel objektil lihtsalt töödanud. Jah, tõenäoliselt küll, jah. Kuidas sa jõudsid selleni üldse, et sul tekkisid igasugused kasiinosõltuvused ja kõik need asjad, on see jõudnud selleni, et sa nagu, tänaseks sul neid enam ei ole, nagu ma aru olen saanud, aga kuidas nagu sa jõudsid selleni, kas see vastab tõele ka, et nagu tuleb suitsetamine, tuleb joomine, siis tulevad mingid muud asjad ja niimoodi, et nagu etapiti aina rohkem või siis sul tulid nagu, või siis sa usud, et see ei tule pigem sellest, vaid on mingi muu stress või mingi, mis on see põhjus nagu, kui sa vaatad nagu tagasi, kust võiks selline asi üldse nagu ellu nagu tulla, nagu selline sõltuvus või see? Kui me räägime kasiinosõltuvust? No räägime kasiinost praegu. Kasiinosõltuvus, ma arvan, minu jaoks on ta tulnud lihtsalt vajadusest ja soovist kuidagi väga, väga kiiresti ja lihtsalt raha teenida. Me võime siia nagu tuua näiteks sisse ka selle, või lisaks siia sisse, et ka karmaline pool on ju, see on selline asi, mida ma võib-olla väga tugevalt ei puudutaks, aga üldiselt ma arvan, et see seis on olnud ikkagi see, et kuidagi soov kiiresti raha saada ja rohkem raha saada. Kas see on olnud seotud lapsepõlvega, et ei ole olnud piisavalt, ma ei saa öelda, et ei ole olnud piisavalt, meil on olnud täpselt nii palju, kui vaja on olnud. Et me ei olnud üle kullatud ega midagi muud moodi, et on olnud väga häid aegu ja on olnud natukene halvemaid aegu ja nii ongi olnud, aga ma arvan, et see on kuidagi iseloomu sisse tulnud, et ma ei usu, et see läheb edasi suitsetamise ja joomisega. Ma kahtlen, aga samas ma räägin ka veel seda, et meie ühiskond ise survestab sellega, eriti täna tegelikult, kui sa vaatad ringi, sa ise teed podcasti. Kui palju sa näed podcasti, kus ei ole sponsor kasiino? Ja ma olen seda kusjuures ka nagu
märganud. Ma ise ka tegin selle nagu kõik nagu ilma sponsorite asjadeta puhtalt sellepärast, et noh, seal on juba see asi, vaata, et kui sul on sponsor, siis sa võid väga kiiresti jõuda sellise kohta, kus kohas sa räägid podcastis midagi, mis tegelikult võib-olla on vastuolus tänasele olukorrale, süsteemile, mida iganes, ja siis lihtsalt öeldakse sulle, et võtta see osa maha ja me ei taha su sponsor enam olla või siis ära räägi enam, vaata niimoodi, mis iganes, vaata. Ja teine asi ongi just seesama, et kasiinod, asjad, noh, ütleme nii, et see on väga hea reklaam, pole küsimustki, kindlasti väga head rahad ka, aga sõltuvust, noh, seal taga ma kujutan ette, et see on reits. Ja ma arvan, et eks ta kohati on moraali küsimus selle kasiinodega koostöö, aga jah, ühesõnaga meie ühiskond teeb meid algselt, teeb meid nõrgaks, tõmbab meie taskupõhjad tühjaks ja siis viib meid psüühiliselt sellesse seisu, kus me teame, et on vaja kiiresti raha ja selline mänguline ja kõik see teema. Ja siis nagu ka praegu ühiskonnas näha, mida ei julgeta välja öelda, aga mul ausalt öeldes on siiralt nagu täiesti savi. Ei julgeta öelda välja seda, et see kasiinovärk võtab vaikselt maailma üle ja võtab Eestit ka üle. Vaata, kui sa Soomes vaatad üldse. Soomes tegelikult kasiinot sai sellel ajal, kui mina läksin Soome, sai mängida 18-aastaselt masinates, vaata, mis iganes poodides oli. No nüüd nad on pannud selle, et nüüd nad on pannud, aga sellel ajal ei olnud. Ma mäletan, et Lidlis oli alati niimoodi, et meilt ei küsinud keegi midagi, kes alati, kui Lidlist välja läksid, lõuna ajal viskasid oma viimased sendid sinna. Seal oli alati 2 aparaati üksteise vastas, vaata. Jah, seal nagu ühiskond on juba alguses peale väga ilusti kogu see riigi. Ma arvan, seal on vist riigiettevõttega kuidagi, et nad korjavad selle raha niikuinii käest. See on kohe kindlasti riigiettevõtte, sellepärast, et mul on üks tuttav, kes töötab Helsingi kasiinos ja ma küsisin ta käest, et kas sa oled riigitöötajast, ütles jah, et ta saab täiesti nagu aga jah, see ühiskond teeb nõrgaks ja siis surutakse meid seisu. Juba näha on praegu, kus noored, ma võin öelda enda ringkonnas või tutvusringkonnas, kes varasemalt olid väga palju noori mehi, kes vaevlevad sellise samasuguse selle sõltuvuse käes. See kasiino on jõhker. Ja seda tuuakse rohkem silmad ette igati pidi. No. Ma arvan, et kui me toome näite, et milleks siis nagu üleüldse narkodiilereid nagu maha teha, kui nad on ainult diilerid ju, ega keegi ei sunni ju sind ostma. Aga samamoodi, kui sa teed tööd kasiinoga koostööd, siis sa oled selles suhtes mingis mõttes sa oled ikkagi vahendaja, kui nagu päriselt aus olla, sa ikkagi tood selle inimese silmad ette, ta nina alla. Sa annad nagu need igasugu, ma ei tea, mis sooduskoodid või mis iganes värgid, siis ma ei tea, otsustage ise, aga mina ei ole ka ütleja, aga ei tundu nagu moraali koha pealt õige. Kindlasti nooremas eas lisaks alkoholile oled ka mingit muid asju proovinud pidudel. Kas sa ei ole mõelnud kunagi selle peale, et kuidas on see loogiline, et kui sina tahad leida täna diilerit, et narkot osta, siis ei olemas. See on tund 2. Ja kui politseid otsivad, siis nad ei leia neid üles. Sa ei ole mõelnud selle peale, et kuidagi nagu ebaloogiline tundub see olevat. Eks ikka. Ma igasuguste asjade peale mõelnud. Et kui sa tegelikult tahad täna isegi kilo osta, mingisugust kokaiini kuskilt, siis ma arvan, et maksimum päev läheks aega, et sa leiad inimese, kes sebib sulle selle välja. Võib-olla tõesti. Ja täna ma ütlen ausalt ära, et mina ei tunne ühtegi inimest, kelle käest isegi võiks kuskilt mingisuguseid aineid osta. Ma ei suhtle kellegi sellisega täna pähe vähemalt ei hüppa mitte kedagi. Aga ma kujutan ette, et kui ma küsiks 3, 4, 5 inimese käest praegu oma tutvusringkonnas, siis juba leitakse üles. Ma arvan, et 24 tunni jooksul võiks osta rahulikult kellegi käest kilo ära, kui tahaks. Eks see toidab kellegi taskuid selles suhtes, et see, mis meile öeldakse, näidatakse, ei pruugi olla see, mis on tõde. Ja kellegi tõde ei pruugi olla meie tõde ja nii edasi. Aga jah, võib-olla on lihtsalt liiga väiksed kogused, liiga suur ressursi raiskamine igasuguse mõnesaja grammi pärast hakata nagu koeri välja ajama, et võib-olla lihtsalt ei tasu. Aga kas nagu see, ütleme nii, et kas narkosõltuvus ja kasiinosõltuvus on omavahel siis lõpuks seotud või pigem mitte? Vaata, mul ei ole olnud narkosõltuvust. Ma olen olnud see vana, kes kindlasti pidude ajal on triipu tõmmanud. See oli ka selline viimase aastate trend. Aga mul ei ole olnud sügavat narkosõltuvust. Mul ei ole olnud kunagi narkosuhtes vajadus. Mul on olnud suitsetamine, alkohol ja kasiino.
ja siis igasugused mingid lihtsalt väiksed asjad, mis ka kõigil tavainimestel on, aga selle narko vastu mul ei ole olnud suurt tahet. Kindlasti on proovitud igasugu asju, ma ei tea, alates kanepist, ma ei tea, lõpetades kokaiinini, kõik on ära proovitud. Aga mul ei ole olnud vajadust. No suitsetamine üldse see, et kui sa Soomes ehitusel töötad ja sa suitsu ei tee, siis sa pead peno korjama, siis sul on lihtsam reaalselt suitsetada ja tegelikult. Ei, aga on ju, mõtle nagu selle peale, kui sa Soomes päriselt nagu suitsu ei tee ehitustöömaal, siis sa korjad peno lihtsalt samal ajal, kui teised teevad suitsu, vaata. Siis see vastab nii tõele lihtsalt nagu, et selles nagu jah, mul üks soomlane kunagi ütles ka, küsis mu käest, et kas sa tead, miks Soomes kõik ehituse peale suitsu teevad või? Siis ma ütlesin, et ei tea, siis ütles selle peale, et sellepärast, et nad tahavad vähemalt korragi päevas läbi filtri puhast õhku hingata. Et ehitustöömaal on nii mustavad. Aga jah, see vastab tõele jah, et Soomes nagu, kui sa reaalselt ei tee suitsu, siis sa korjad peno lihtsalt kuskil nagu, või koristad samal ajal, kui teised teevad nagu, et see on nagu nii absurd lihtsalt nagu, et ja seda ma ka, et mina räägi ükskõik kellega sellest, siis kõik ütlevad, et see on lihtsalt nii, vaat. Sest Soomes, vaata, see on nii naljakas ka, et kui Valge Kiiver tuleb keegi tööde juhataja somm, vaata, või projekti juht või keegi. Ja kui sa teed samal ajal suitsu, siis ta nagu ei pane pahaks, aga vahi sa seal niisama kõrval, siis on kohe nagu, et mida sa passid siin, vaata. Aga kui sa suitsu teed, siis ongi nagu, ma mõtlen praegu, kalkuleerin, vaata. Et see nagu töötab lihtsalt, et see on mingi püha asi. Ja järgmine asi Soomes on nagu kohvi, vaata. Kohvi on püha, jah. Kohvi nagu, kohvipaus võib isegi üle minna, kui sul on pool tassi, on täitsa okei. Joo, aga nii kui sul on tass tühi, kohe tööle lihtsalt, nagu ei ole mingit kohvipausi enam. Et see nagu jah. Aga kas on nagu niimoodi ka, et või ütleme nii, sinu arvates, et nagu kui sa oled näiteks teinud näiteks, või mingis seltskondades näiteks nagu need ained ja siis kasiino asi, need mingit moodi on üldse kokku läinud. Ma mõtlen seda, vaata, et kui sa võtad näiteks mingi 80ndate Miami, vaata, siis oli alati seal kasiino ja kokaiin, vaata. Mul ei olnud nii. Yeah. Minu jaoks oli pidu oli see, kui sa joodud ja siis kui oli vaja ärkvel püsida, siis tehti natuke koksi või antsu, mis iganes, siis tollel ajal oli. Ja siis kasiino puhul oli minul üldse nii, et mina mängisin varjatult, nii et keegi ei teaks, sest minu jaoks oli see häbi asi. Ja ma mängisin seda vaikselt telefonis või arvutis niimoodi, et keegi sellest midagi suurt ei teadnud. Aga kas sa nagu käisid koha peal ka seal Helsingis kasiinos või kuskil? Ma olen ühe korra elus käinud koha peal. Ja minu meelest see on ehe näide sellest, kuidas on võimalik ennast nagu täiesti auku ära viia sellega, et sa käid ainult elus nagu põhimõtteliselt sa teed kõik selle sama telefoni või arvuti taga. Saad kõik need mängud mängitud, et see kohale minek, see on tänapäeval selline, see on võib-olla nagu muuseumisse minek, ma arvan. Et see telefonis juba tollel ajal, kaua sellest aega tagasi on, ma arvan, see 21, 22, 23, 22, 23 oli äkki see kõige lõpp sellele asjale. Tollel ajal oli juba see netikasiinode asi nii tugev ja tugevalt sees, et väga lihtne lihtsalt telefoni lahti ja mängi. Mitte mingit probleemi. Täna on veel hullem igal pool, praktiliselt, ma ei tea, sõida kuskil 1 kilomeetri. Ei ole nii, et sa ei näe kasiino reklaami. Tollel ajal neid reklaame väga ei olnud. No mingi YouTuberid teevad videoski, kus mingi Coolbetid ja asjad toetavad, saadavad reisile neid mingi teema. Palun väga, sellest andke minna, andke tulda, aga kui te enda lähedased on nagu kuskil nööri otsas ripuvad, siis teie olid diilerid. Aga nad ütlevad narkodiilerite kohta täpselt samasuguseid sõnu ju. Miks selles suhtes ei tohi meie öelda midagi sellist? Mina võin seda öelda, sest ma olen selle üle elanud ja ma võtan endale selle õiguse. Ma olen ise ka käinud Helsingi kasiinos võib-olla mingi 5 korda elus üldse, aga lihtsalt melu pärast. Lihtsalt läinud sinna ägedad värvilised tuled, paad 5 euri sisse, mis ma esimene kord läksin, panin 5 euri sisse, sain mingi 1500 euri või midagi sükest, kohe võitsin. Nagu reaalselt see masin hakkas lihtsalt tootma, lisaringe, lisa asju. Ma mäletan, see oli veel allkorruselt trepi juures veel, nagu et läks trepist alla trepi all kuidagi kuskil seal.
tootis muudkui ja siis nii kui see tonn 500 tuli, ma võtsin selle tšeki välja, lunastasin ära, kõndsin kohe kasiinost välja. Väga tubli. Siis mul sõbrad ütlesid ka selle peale üldse, et ma olen vist kõige halvem klient maailmas, ma kohe võtan endale lihtsalt. Ja kui me räägime üldse kasiinodest ka, kuidas need algoritmid, ma ei ole uurinud nende kohta nii palju nüüd tagantjärgi. Minu jaoks on selles suhtes kasiino sõltuvuse mahajätmine oli üks kõige ilusamaid asju ja pärast üks kõige kergemaid. Kui suitsuga nii, et sa vahest mõtled, et ma ei tea, et suits on nagu, et kurat, vahest oli ikka päris hea suitsu tõmmata ju. Vahest käib siuke mõttele, siis kasiinoga ei käi seda kindlasti mitte. Et see oli nagu kõige vabastavam sõltuvusest loobumine üldse ja mitte kuidagi juba mõtled sinna tagasi, et hakkaks seda uuesti tegema või proovima. See oleks nagu, ma peaksin idioot olema ise enda arust. Et aga mõtleme nüüd nii, mõtleme nende algoritmide peale, mis kasiinod loonud on. Praegu on AI on ülitark. Nagu ei ole asja, mida sa ei saa talt küsida, ei ole asja, mida ta sul kokku ei pane ja ära ei programmeeri. Ta on suutnud kogu igasuguse psühholoogilise uurimistööd, kõik inimeste närvisüsteemid, inimeste käitumismustrid, kõik selle kompoti kokku panna ja mis sa arvad, kasiinod ei kasuta seda? Täiesti loogiline kasutada. Ja AI-d olid ju enne seda ju kasutus juba ammu juba. 2010 pluss hakkasid juba tava ja AI-d olema. Ja see algoritmid asjad on seal, kõik asjad on seal niimoodi üles ehitatud, et nad saavad su käitumisest aru. Nad teavad, kuna sa sisse paned, nad teavad, kuna sa pead välja võtma, nad teavad, kas sul tuleb juurde või ei tule. Isegi kasiinod saadavad sulle vaata õigel ajal pakkumisi. Et sest vaatavad, et sa tükk aega mänginud, saadavad sulle mingi hetk, et kuule, me panime sulle konto peale ise sotti, et tõmba läbi ja siis vaata, kas tuleb midagi, et sind tagasi kutsuda. Et neil on ülihead skeemid ja neil on pappi, nad ostavad kõik ära, neil on pohhui, neid ei huvita lihtsalt. See sott peaks niimoodi ka olema, ma kunagi uurisin, kuidas nagu neid kasiinomänge asju teha, ma lihtsalt nagu, et mul on kogu aeg olnud huvi igasugust äppide asjade vastu ja siis lihtsalt mingi hetk sattusin. Tegelikult väga ausari on ju, seda pidi ausari, et tegelikult raha seal liigub. No ütleme nii, et kasiino on üks kõige ebavajalikemaid ärimudeleid maailmas üldse minu jaoks. Ja miks ma seda arvan on sellepärast, et nimeta mulle üks asi või põhjus, miks kasiino peaks meie elus olema, mis on seal, mida ta head teeb meile, kuidas ta arendab meid, kuidas ta aitab meie elu paremaks muuta. Ja siis tuuakse see näide, et öeldakse, et see on meelelahutus. Et võtame näiteks, meelelahutus Netflix ka, aga võtame näiteks nii-öelda siis ehituse, võtame näiteks autoremondi töökoja, võtame ilusalongi näiteks. See ärimudel on vajalik, toitlustus, mis iganes, suured restoraniketid, see ärimudel on vajalik, isegi kui see on rämps toit, vähemalt saad kõhu täis. Ta kas või asendab mingi hetk, et hüppad kiiresti mäkist läbi ja kõht on täis, täna lahendatud mure, homme vaatame ja sööme tervislikult, mida iganes. Vähemalt mingisugune nagu loogika. Aga mingisugune väärtus. Just, nimetage kasiinos, mis väärtus seal on. Kuidas ta teeb meie elu paremaks? Maja võidab alati, see tuleb meelde jätta. Just. Et see on nagu selle koha pealt. Aga kui üldse nagu tulles tagasi selle kasiino, nagu ma uurisin neid mänge, kuidas need töötavad, siis tegelikult see, kui nad annavad sulle 100 euri, et sa saaksid nagu selle laiaks lüüa, siis see 100 euri on selle nii öelda siis selle, kuidas öelda, demokonto või kuidas öelda. Ehk siis sa lased lihtsalt pimedat sealt vaata. Ja nii kui sa selle 100 saad kinni kätte ja kannad päris raha sinna, siis sind lülitatakse automaatselt päris maailma kasiinosse. Ja seal on hoopis need tulemused erinevad. Ja on olemas hästi palju YouTube'is videosid, kus inimesed võrdlevad tasuta kontoga või siis nii-öelda siis saadud krediidiga, kui sa mängid versus see, kui sa mängid nagu päris rahaga, siis need nagu tulemused on protsentuaalselt nagu sellised vaata, et see nagu fake rahaga nagu võidad räigelt, aga nii kui sa lähed selle päris raha peale, siis need võidu nagu need ja nad annavad sulle siuke kavalalt ka vaata, ma sain ise ka aru, kui mulle tonn 500 seal Helsingi kasiinos anti, et see oli ka nagu siuke huuk vaata. Aga nad ei arvanud seda, et ma võtan kohe, et pay out ja lihtsalt lähen lunastan selle ära ja siis naeran selle ringi ja siis kõnnin minema. Ma ei ostnud isegi jooki sealt reaalselt nagu. No vaata, ega seal on see, et uus nägu katsetatakse. Uus nägu antakse mingi summa ette ära, katsetatakse ära, et äkki me võidame sinu täielikult. See 1500 on kuradi nohu lihtsalt anda sulle ära. See toob mulle pärast võib-olla 150 000 tagasi. See on lihtsalt, see on väiksed summad, Ma kujutan ette, kui palju makstakse nendele igasugustele sisuloojatele asjadele selle kasiino teema pealt. See on kindlasti. Ja eriti veel vaata netikasiino ka ju. See
kui palju sul see, tänapäeval sa saad arendada seda eriti odavalt, tänu AI-le, kindlasti see arenduskulu on kindlasti väiksem. Ja ma ei mõistaks hukka lõpuni ka neid, kes teevad kasiinoga koostööd. Ega neil on ka vaja millestki elada ja nad tahavad ka raha, et õhust ja armastusest ära ei ela. Aga eks see jääb iga ühe enda kompassi otsustada, mis ta teeb, mis on õige ja vale. Ega mina ei ole ka ütleja, mis siin elus on õige või vale. See on minu vaatenurk asjast ja see minu enda kompass ütleb, et ega ta päris õige asi ei ole. Aga kui mõelda näiteks selle kasiino peale üldse, kas sinu arvates on see täna õigesti reguleeritud? Piisavalt hästi, ütleme niimoodi. Sest täna, ega see, kunagi käis see just alles hiljaegu kuskilt Laseri saatest vist läbi ka, vaata räägiti, et Eestis on mingi julmalt palju neid kasiinosid tulnud ja enamus nendest ei ole isegi nagu seaduspärased vist vaata. Ma väga ei vaata telekat, aga ma ütlen nii palju, et kuidas meil on, et meil on loodud nüüd Eestis ka krediidiskoor on ju, mingisugune selline asi, et kui palju sul on võimalik laenu saada ja nii edasi, et kõik krediidiasutused siis näevad seda. Et aga miks meil ei ole kasiinode puhul see, et on sissemakse puhul nagu skoor, et iga inimene saab võib-olla panna ainult seal 100 eurot kuus või 200 eurot kuus, et sa ei saa rohkem panna, et sa ei lase oma rahval nagu vaeseks saada läbi selle, sest sa oled oma rahva nagu nii ära hirmutanud ja ühiskonna perse viinud ja siis naerad veel näkku ka ja ütled, et kasiinod toovad meile 10 miljoneid kasu iga aasta. Saad aru? See on ju nagu kuule seda korraks. Rahvas mängib oma raha maha, tuuakse silmade ette, kuradi põhimõtteliselt surutakse nina ette. Loomulikult see on iga ühe enda otsus, kas ta mängib või mitte. Aga inimesed on nõrgad. Ega samamoodi on narkoinimestega ka, et kui sa oled seest katki, mentaalselt katki, ega ta sellepärast haarab seda, et seda head tunnet saada. Samamoodi on kasiinoga ja nüüd kuula seda. Riik ütleb ise, et kasiinod toovad meile 10 miljoneid kasu iga aasta. Mis kuradi kasust sa räägid? Nagu, kelle arvelt? Kelle arvelt? Su enda rahva arvelt. Sa lased enda rahvaga nagu nii käituda. Et ma arvan, et need limuskid seal üleval otsas, kes nii räägivad, ma ei tea, loodan, et mingisugune asi raputab seda maailma päris korralikult. Ma tean, et see juhtub ükskord. Kuidas sa näed, et kui see kukub, kes milline see välja? Vaata, mina ei ole väga palju, ma olen sellest ajast tulnud üle ma olin 13-14 aastane, kui ma juba teadsin, et selles maailmas ei ole kõik õigesti. Ma ei ole selles teemas viimased aastad niimoodi sees olnud ja nende asjadele nagu väga tugevalt mõelnud, aga eks teadmised ja sellised tunded, tajud ütlevad nii, et üks hetk meil tekib mingisugune uks, mis avaneb. Ka väike võimalus. Aga siis peab olema piisavalt mentaalselt tugevaid inimesi. Piisavalt ennast korda teinud inimesi. Mitte lihtsalt nõrku ja niisama kuskil hõljuvaid vanasid, vaid juba tugevaid inimesed. Need sõnad, mis ma siin ütlen, on tõenäoliselt suhteliselt sellised märgilise väärtusega, aga jah. Mis on sinu jaoks see nagu hõljuv ja see tugev, nagu need kaks asja? Kaks asja. No üks asi tegelikult on üleüldse oluline, et inimesed mentaalselt korda teeksid ennast. Ehk siis me oleme hirmul, me oleme ülipalju hirmul. Meil tuleks hakata enda sees lahti laskma hirmudest ja jamadest ja tuleks tuua ennast enda sellest varjukestast täielikult välja ja hakata olema tõeline ja autentne. Kõige olulisem koht. Ja kui me ise oleme mentaalselt tugevad, siis on meid raske kõigutada ja raske hirmutada. Ega see kõik, mis tehakse, see kõik see hirmutamine on meie nõrgestamiseks. See on nagu see, mis nad teevad. Ja hõlju on see, et ma arvan, et me ei taha nagu öelda midagi niisama. Ma arvan, hõlju on lihtsalt see, et selline vale julgus, vale enesekindlus,
ja lisaks veel selline kuidas ma ütlen seda? Too mingi näide lihtsalt. Proovi tuua mingi näide, siis nagu on nagu lihtsam. Mingi, ütleme, nimesid ei ole vaja nimetada, aga too mingi elus näide millegi pealt näiteks. Siis on nagu vaata, ma võtan näiteks siukse näite, et spirituaalsete inimeste seas ka. Et kuna ma olen kokku puutud erinevate spirituaalsete inimestega, nii Palil olles kui ka mujal, siis ma näen seda, et näiteks mehelikku tugevust enam ei ole. Minnakse liialt ära sinna spirituaalsesse maailma, ollakse sellised lõdevad ja nii edasi ja seal varjatakse seda, et tegelikult ei ole seda mentaalset tugevust, mis peab olema, eriti meestes. Sest ükskord, kui maailm muutub meie ees nagu iga päev, muutub lihtsalt tugevamalt, siis meil on vaja inimesi, kes on vaimu poolest tugevad, mentaalselt tugevad ja füüsiliselt tugevad. Kõik algab kindlasti ka füüsilisest kehast. Et see tugevus saavutada. Aga jah, ma arvan, et liiga palju ronitakse igale poole äärmustesse, kus ollaksegi nõrgad. Ohvri roll. Ohvri roll, jah. Ja üleüldse ma arvan, et hästi palju peaks enesega tööd tegema, aga liiga palju ei tohi minna liiga kuidagi ka sellesse samasse ohvri rolli ja selle kuidagi peita ennast või olla selline osaliselt ikkagi valelik, noh. Kas sinu arvates ei ole niimoodi, et nagu, ma ei ole kellegi kunagi niimoodi võib-olla isegi küsinud, aga kas sinu arvates ei ole niimoodi, et näiteks, et nagu pere, need nagu kõik need probleemid, asjad, nagu mis üldse täna, vaata, põhimõtteliselt igal inimesel on mingi pereprobleemid, vaata, ja neid nagu koos olevaid peresid, kus naisel on naise roll, mehel on mehe roll, vaata, neid on nii vähe lihtsalt, aina vähem ja vähem, vaata. Ja kas su arvates jälle nagu see, et üks põhjustest ongi see, et mees hakkab ka nagu üritama mingi naiste asju liiga palju teha, et võtame kas või selle spirituaalsuse, tegelikult see on suht naiste teema, vaata. Sest see on juba oota, ma selgitan korraks, et see on nagu vaata juba nagu ütleme nii, et inimloomuse ürgsest ajast on tegelikult meiega juba kaasa tulnud nii-öeldes meie DNA-s on see, et mees on nagu see, kes alati kaitseb, on füüsiline, teeb nagu füüsilist ülesannet ja ütleme nii, sellepärast mehel on ka antud tugevused ja kõik asjad, vaata. Ja naine on siis alati nagu perekonnast, ütleme nii, et kui me räägime sükesest primitiivsest, siis naine on alati see, kes on spirituaalne pool, vaata. Ravib spirituaalselt, mis iganes. Sa tuled õhtul töölt raskelt tööpäeval koju, siis naine masseerib, teeb sulle süüa, toetab, mida iganes, on sul alati olemas, kõike sellist, vaat. Ja siis täna nagu on see, et me oleme jõudnud ühiskonda, kui sa tuled töölt koju, eriti veel, kui sa oled ettevõtja, sul on niigi terve päev perse seal, vaat. Sa oled igatepidi sisse saanud, sa oled väga palju võib-olla oma projektide asjadega kaotanud, sul on kõik asjad pekki läinud, sa oled koju ja siis sa saad veel kodus ka veel sõimata, et mingisugust asjad üle, vaat. Ja siis nagu imestatakse seda asja, nagu, et miks nagu maailmas asjad on nagu või miks pered lagunevad ja miks sellist, et sest vaata, mehed on hakanud nagu naisteks liiga palju muutuma ja naised on liiga palju mehe rolle vaata üle võtnud ja siis öeldakse, et meil on nagu see võrdõigus, vaata. Aga samas on nagu see asi nagu, et sellist asja nagu võrdõigust tegelikult, sa ei saa ju seda asja nagu, lõpuni välja nagu viia nii, nagu nad üritavad seda viia, vaata, et sellepärast, et me ei saa ju olla võrdsed, kui üks on nagu mees ja teine naine, nagu, et mees ja mees võiks võrdõigust taga ajada, vaata, et seda ma mõtlen, vaata. Jah, ma ise näen selle spirituaalsuse koha pealt, näen seda, et ma arvan, spirituaalsusel ja vaimsusel on suur vahe. Seal on tegelikult vahe see, et spirituaalsus on kuidagi, ma ei tea, minu jaoks on selline termin, et seal on nagu, sa oled üli sees selles kogu selles teemas, need igasugused praktikad ja 1001 erinevat mingit teemat, kuidas sult välja koogitakse mingit vana kraami ja nii edasi. Saad taastada oma seda body count'i nüüd juba. Ja, oled seda asja näinud Palile? Ei ole.
Balil ja kuskil Brasiilias tehakse, et how to reset your body count ja siis kallatakse mingid vett peale, tehakse mingeid asju, et noh. No võt, see on next level. Ta läheb nagu rumalaks ära, selles suhtes asi läheb ka nagu vaikselt. See on nagu ära solgitud. Jah, see on ära solgitud, see läheb rumalaks, aga tegelikult vaimsus on ülimalt oluline meestele ka. On. See on väga-väga oluline koht ja üldse vaimselt ennast harida ja kasvatada ja kordada väga-väga oluline. Ilma selleta sa ei saavuta tugevust. Ja noh, kõik need sõltuvust ja kõik need asjad hakkavadki pihta sellest ju. Ja me räägime vaimsusest see ka, et näiteks mina mehena kindlasti ma ütlen seda, et ma saan kõigi oma asjadega 1000% ise hakkama. Mul ei ole nagu seda probleemi, et kui mul naist nagu kõrval ei oleks, mul ei ole ka praegu, et ma ei saaks oma teemade, oma igapäevaeluga hakkama. See on nagu, mul ei tule isegi pähe selline asi, aga ma saan aru, et ühiskonnas hakkab see asi nagu keeruliseks muutuma. Vaimsuse koha pealt. Mina näen seda, et kõik selline, kõik jumalik ja kõik, mis on seotud inimeste hingedega, inglite asjadega, kõik selline asi, kõik maaenergiate, igasuguste liinidega, kõikide teemadega, sellega peab ka iga mees kursis olema ja vaimselt ka see, et sa tood enda sisse, et sa oskad ennast rahustada, et sa oskad oma emotsioone kontrollida, aga siinkohal ma ei mõtle seda, et sa lähed makaroniks. Et sa lähed nagu nuudliks ära. Ma mõtlen seda, et see peab olema ka miski, mis annab sulle lihtsalt mehena juurde, mis täidab sind vaimselt. Et mees peab olema kindlasti see päris jõud ka. Ja päris mentaalselt ka tugev ja füüsiliselt tugev ja mees peab oskama armastada ka. See on ka nagu Mis see selle all nagu silmas pead või mis armastust väljendada inimesena oma hingest, et sa jõuad lõpuks vaimselt iseenda hingeni ja sa oskad sellest hingest ka armastust välja näidata. Alguses sa õpid iseennast armastama ja siis sa annad ka maailmale seda armastust välja. Aga see ongi jälle see, et see ei tohi olla nõrkus. Vaata, paljud nagu ei saa võib-olla sellest aru, et okei, aga äkki ma armastan iseennast, vaata, või mis on nagu sellel nagu täpsemalt nagu mis iseenda armastamise ja siis see, et teiste vaata nagu, et lähedased ja kõike sellist, et kuidas sa nagu saada aru sellest, et nüüd sa oled jõudnud sinna maani, vaata. Ja eks ma olen ka suures pildis seda sama teed praegu läbimas. Ma olen jõudnud iseendaga kindlasti kohta, kus ma armastan ennast rohkem kui nagu varem. Seda nagu niipidi, et ma saan aru, kes ma olen. Lõpuks ma olen autentsem. Ma olen autentne. Et ma ei ole enam mingisuguse varjud, aga ma võtan ennast nii, nagu ma olen. Ma ei pea kuskil selles maailmas ma ei pea kuskil ennast ära peitma. Mulle meeldib see, mis ma täna teen. Mulle meeldib nende asjadega tegeleda. Mulle meeldib, kes ma olen. Ja mulle meeldib, kelleks ma saada tahan. See ongi enese armastamine. Sa näed iseennast suur, tugev mees, sa teed lahedaid asju. Fuck nagu, mis toimub, et varem ma nii mõelnud ei ole. Ja nüüd kõike seda tööd endaga tehes ma tunnen, et ma saan ka hingest anda rohkem armastust välja. Et oma perele rohkem tähelepanu, nagu vendadele, õdedele, emale näidata, et nad on minu jaoks olemas, anda nagu hingest teada, et nad on armastatud. Sa tunned selle ära, kui sa oled selle töö teinud. Et see ei ole lihtsalt inimene, ma olen olnud depressioonis väga kõvasti ja ma tean, mis tähendab olla tuim ja sellest maailmast mitte midagi tahta. Ma olen kõik need urkad läbi käinud, absoluutselt seal ikka väga pimedates kohtades ja ma tean, mis tunne see on ja ma tean, et paljud, kes seda vaatavad, on ka omadega ikka pimedas kohas. Aga seal ei jää muud üle, kui tuleb hakata välja ronima sellest kohast. Seal lihtsalt tuleb hakata seda augu ääres kinni võtma ja hakata jõudu taastama nii palju, et see jõud tuleb ükskord taha ja ronid sellest üle augu ääre ja oledki nagu väljas sellest jamast. Ja kindlasti inimesed alustage kohe. Ärge mõelge, et teil on aega. Seda aega ei ole. Seda aega tulegi mitte kunagi. Paljud ootavad esmaspäeva või 1. jaanuari. Jah, või jaanipäeva, mis iganes asju oodatakse ära. Ei tule. Inimesed kardavad vaata hästi kõvasti teiste inimeste arvamust. Et kui ma muutun või kui ma annan päriselt välja. Näiteks ma ise olin selles kohas, kus ma tundsin, et kui ma nüüd päriselt annan teada, mis tegelikult mu sees on toimunud terve elu,
et see vaimsus ja kõik selline teema ja et kui ma selle lõpuks nüüd välja näen, et mind hakatakse viltu vaatama. Ja see läks nagu suhteliselt kiiresti ülemust, kui ma sain aru, et ma ei pea tegelikult toetuma kellegi teise arvamusele, kui ainult iseenda arvamusele. Et neid tükke lõi küll vahepeal ette, aga lõpuks sa raputad selle kõik maha ja sind ei koti, lihtsalt see on sinu elu, sa teed, mis sa tahad, kui sa tahad ikkagi kuhugile endaga jõuda, siis fuck kõik nagu ei huvita üldse. Aga sa mõtled selle all, et nagu autentseks hakata on see, et ära ürita enam olla keegi teine, vaid hakka üritama olla sina ise ja kõige parem versioon iseendast. Täpselt nii, üliilusti sõnastasid, aitäh sulle. Ja see on hästi suur ja ma olen ka täpselt selle koha nagu läbi käinud ja ma arvan, et iga inimene käib selle koha läbi ja jõuab mingi hetk sinna kohta, et kuule suht pohhi, mis teised minust arvavad ja vaata, ütleme nii, et nagu mis mind kunagi häiris, enam see mind ei häirist, ma ei jälgi sellist asja. Aga kunagi mind isegi nagu, kui ma avastasin selle asja nagu, et kõige suurem asi, mida sa oma elus üles ehitada saad, oledki sina ise vaat. Ehk siis nagu teha ennast iga päev paremaks, võrrelda ennast mitte kellegi teisega, vaid võrrelda ennast sellega, kes sa eile olid ja kuidas veel paremaks saada. Ja siis oligi see, nagu, et kui ma selle asja avastasin, siis mind hakkas rämedalt häirima see, et vaata, kõik üritavad olla keegi teine ja eriti mehed üritavad olla kõige paremad, järgi teha neid jalgpalli, neid mingid, vaata, need patsiga soengud asjad, vaata, kunagi hästi moes. Ja naised üritavad kõiki neid maailma kuulsuseid järgi teha, vaata. Aga tegelikult ongi nagu see, et kui sa oled näiteks ka naisterahvas ja sa suudad jääda nagu selleks päris ehtsaks Eesti naisterahvaks vaata, siis see on nagu kõige atraktiivim üldse ja paljud naised lihtsalt otsivad, et kuidas nagu olla võimalikult nagu ilus vaata. Ja siis nad lasevad ennast igatepidi ära süstida kõike sellist ja ma ei ütle seda nagu, et see süstimine see asi nagu vale on. Igaühe enda valik, jah. Just, see on igaühe enda valik, kui palju seda teed kõike sellist, aga hästi paljudel vaata kipub see kuidagi nagu üle nagu kätte minema. Ja siis ongi täpselt see, et ma mäletan nagu me käisime siin mingi paar nädalat tagasi, käisime Lõuna-Eestis, me sõitsime Võru linna peal ringi ja isegi mul elukaaslane ütles nagu, et issand, kui palju valgeid ja ilusaid inimesi, ilma süstimata ilusaid inimesi siin vaat. Lõuna-Eestis nagu. Külades igal pool käisime, sõitsime ringi. Et see on nagu see, mis et kui, ja seal ongi vaat see sama, et autentsus vaata, et kui sa ajad tagasi seda autentsust ja sa proovid enda sellest autentsusest välja saada selle, et kui nagu Jumal andis sulle selle, milline sa oled, siis proovi sellest lihvida võimalikult hea versioonina, et sul ei ole vaja nii-öelda siis, üldjuhul ei ole vaja igasugust mingisuguseid ilu, mingisuguseid asju värki teha, vaid piisab ainult juba sellest, kui sinu mõistus on terve ja puhas ja sinu nii-öelda siis keha on puhas ja toitud paremini, käid trenni teed, mis iganes on ja see annab juba tundavad. Et tegelikult ei ole üldse palju vajavad. Et kui niimoodi nagu mõelda, et see autentsus välja nagu tuua. Aga Eesti naiste puhul ma arvan, et on ülilahe, et nad on tegelikult tugevad ja et nad jõuavad kaugele. See on tegelikult mega lahe. Ja minu meelest on see väljakutse meestele. Et ma arvan, et naised ei ole mitte tugevamad, vaid mehed on nõrgemad. See on ju ära mõõdetud ka, et viimase 50 aastaga on mehe käepigistus on läinud sama tugevaks kui naise oma juba. Jah, et mehed tulge nagu järgi. Et ma ei tea, kasvage suureks ja hakake meesteks, ega siin muud ei olegi. Tehke trenni ja tehke ennast korda ja hoolitsege enda eest ja hoidke ennast ja hoidke enda ümbritsevat ja olge tõelised, ega seal ei ole ju midagi muud. Tegelikult suht lihtne, ma saan aru, see kogu protsess on räigelt keeruline ja ennast ületav. Aga mina olen oma elus teinud ma arvan, viimase siis 10 kuuga teinud täiesti drastilise muutuse. Ja mul nagu ei teki mõtet ka, et ma oleksin see mingisugune versioon endast, kes ma nii-öelda olin loonud, see, kes oli 10 kuud tagasi, never. Ma tunnen, et ma olen nüüd täiskasvanud ees. Mul ei ole nagu, ei ole enam sellist poiskese maailma. Ja ma arvan, iga mees võiks seda teha, sest mõned mehed on 50 aastat, 60 aastat vanad ja võib-olla ei ole see täiskasvanuks saamine veel nende teema olnud, lihtsalt seda näha. Ma tean, ma olen inimesi näinud ja olen palju inimestega koos viibinud ja lihtsalt ma võin rääkida seda, mida ma näinud olen.
jaa, mul sama teema. Et see on ka vaata, et kui sa näiteks lähedki, noh näiteks kasvõi kui sa käid jõusaalis kasvõi on, et siis või trennis üldse, siis sa saad ka väga selgelt aru, kus kohas nagu sa näed või igapäevaelus üldse vaata, näed sa väga selgelt ära, kui seal ei ole palju vajagi kusjuures, et ära näha seda, et kas see inimene on täiskasvanud või mitte, vaat. Et noh, võtame näiteks jõusaali, vaata, kui sa lähed trenni, siis sa näed jõusaalis ära, et on olemas mingi osa inimesi, kes käivad seal oma musklitega ringi, on. Ja siis on samas nagu nendest võib-olla, ütleme nii, et kas siis sama suured või veel suuremad inimesed, kes sa saad aru, et nad on vaimselt natuke küpsemad, vaata, kuidas sa saad aru, on see, et nad tulevad sinu juurde, vabandage, kas ma võin ka kasutada värki, vaata, hästi sööksed humble'id, vaata. Ja siis on samas olemas nagu need inimesed, kes nagu tahavad kõigist paremad olla, aga samas ongi see, et ainuke, kelles sa võiksid olla parem, oledki sa ise, sest ega homme me ei pruugi enam mitte kunagi kohtuda, vaata. Et noh, ütleme nii, et sõbrad on need, vaata, noh, kes tulevad, on ja lähevad, on ja mõned isegi jäävad, aga üldjuhul nagu kui sa lähed näiteks väljas käid, on ja noh, oks laiali, on ja, siis ilmselgelt nagu sul ei ole pointi oks laiali väljas käia, sellepärast, et nagu sa näitad ennast inimestele, kes ei homme, nad ei kohtu siin nagu võib-olla mitte kunagi enam, vaat. Et see on nagu üks nagu see huvitav nagu indikaator, mida ma olen ise ka nagu jälginud, et. Ja me arvame, et ma ei tea, et inimesed arvavad meist kogu aeg, ma ei tea mida, või me peame kogu aeg näitlema või olema keegi. Otsitakse heaks kiituvad. Jah, tegelikult täiesti ükskõik nagu. Tegevust. Aga me ei saa seda, selles suhtes seda emotsiooni või tegevust maha teha, sest see on üks selle ühiskonna osa olnud lihtsalt, aga sellest tuleb üle tulla. See on inimloomus, aga sellest tuleb üle tulla ja seal on võti. Aga kuidas sina näiteks, ütleme nii, et kui praegu vaatavad seda saadet inimesed, kes tunnevad ka, noh, ütleme nii, et ma võin öelda kõigile ära, kes kuulavad praegu seda, et kui sa tahad teada, kuidas, kas sul on see asi olemas sinu sees veel, siis üks indikaator on alati see, et kui miski sinus ajab kettasse sind. Ehk siis see jutt, kui see ajab sind kettasse, siis järelikult sinu sees võib see olemas veel olla. Kui sa tahaksid sellest vabaneda, kuidas sa vabaneksid sellest? Sellest teiste arvamusest, jah? Ja just sellest samast asjast nagu. Ma lihtsalt teen oma mõttega tööd, ma kaotan selle ära. Inimesed ei saa sellest aru, et meie mõtted on võimalik muuta, neid on võimalik nagu, meie mõtted on võimalik ise omada. Me ei pea mõtlema nagu, et see mõte, mis meil peas on, et see ongi see meie mõte. Ja teiseks tulla oma hirmudest üle ja lihtsalt sa, ma ei tea, teed selliseid asju, mis toovad sind sellest välja, et sa ei tunne enam ebamugavust, et sa neid asju teed. Ma ei tea, nagu ma räägin, mina käisin pallil seal sellel ekstaatilisel tantsul, on ju. Noh, mulle soovitas seda minu sõbranna ja teejuht Minni, et Maarja, et sa pead häbist üle saama. Ja siis läksingi sinna, vaata, terve elu pidu panud ja kuradi lollusi teinud ja enda arust hull kõva mees olnud ja siis saadetakse sind sinna ekstaatilisele tantsule ja ta saatis mind selle põhimõttega, mitte et ma seal, ma ei tea, mis asju teeks ära, vaid selle põhimõttega, et häbist üle saada, et ma tantsin seal kaine peaga, vaata. Ja ma tegin seda ja tantsisin seal ja nägin, et esimesed 15 minutit mul oli see, et kuradi, mis asja, et kõik arvamust niikuinii, et ma mingi imelik, et siia tulin, aga siin on veel teisi inimesi, kes tantsivad samamoodi. Ja ongi 15-20 minutit tunned siukest kuradi ebamugavust ja siis saad aru, mitte kedagi kotti, kõik teavad oma asja. Kuna sa käisid seal pallil? Ma jõudsin tagasi, ma läksin ära vist aprilli lõpus, jõudsin juuni alguses tagasi. Mis üldse nagu sellest paalist arvad, kuidas see? Paali, minu jaoks oli ta väga, väga lahe koht. Aga sa käisidki nagu seal nagu reisil lihtsalt või sa nagu... Mul oli plaan ikkagi, ma tahtsin kõigist eemale saada. Et ma olin nii depressioonis ja väsinud endaga ja ma juba ei sallinud enam ei ennast ega mitte kedagi teist ja ma olin ikka läbi omadega. Ja siis ma lihtsalt läksin minema ja ma teadsin, ma tahan ennast seal korda teha. Kõige enne ma tahtsin üksi olla. Ja seal see üksi olemine sai ära ka õpitud. Et see on ka koht. Inimesed on vaata kogu aeg, nad ei suuda üksi olla, nad ei suuda ise endaga olla, nende enda mõtted ja tunded tapavad neid seest. Nad ei suuda seda telefoni käest panna, nad ei suuda ruumis üksinda olla, nad ei suuda isegi suvilas võib-olla 2 päeva ise endaga seal aega veeta, et lihtsalt olla kuradi tunda ennast hästi ahju alla tulid ja nii edasi. Inimesed ei suuda seda enam lihtsalt.
ja aga mina tahtsin, et ma suudaksin seda. Läksin sinna ja siis olin üksi ja tegin mingisugused praktikad kaasa ka. Ma ütlen, et mingisugused praktikad toimivad väga hästi. Väga lahedad asju on. Seesama hingamine oli üks lahe asi, see 9D hingamine. Seda ma proovisin. Ja tõesti tegi seest kergemaks ja viis ennast nagu lähemale iseendale kuidagi tollel meditatiivsel momendil. Et väga lahedaid asju, mida tasub proovida. Ma kindlasti soovitan inimestele proovida, aga ärge jääge nendesse kinni. Ärge jääge seda nagu sinna seda elu ainult nagu, seda elu ainult maitsma. Et meil on siin päris elu ka. Tuleb saada hakkama mõlema poolega. Vastasel juhul sa lihtsalt nagu, sa ei toimi õigesti. Sa ei toimi iseenda, sa ajad selle, ma ei ütleks, et tasakaalu, aga sa ajad üldse selle kaalu nagu kuradi rikki. No eriti meestel vaat. Mehed peavad nagu veits rohkem olema nagu maa peal kui naised vaat. Ja ma olen sellega nõus. Sest naistel on lihtsalt niimoodi, et naiste loomus, ma ei tea, võib-olla see on liiga kontroversial, aga ma ise nagu arvan seda, et ma olen süke natuke rohkem old school vaat. Minu silmis ikkagi naine peaks olema nagu peres selline, kes võib lille laps olla, kui tahab vaata, aga mees peaks olema see, kes nagu võtab rohkem vastutust enda õlgadele vaata. Sest lihtsalt mehe närvisüsteem lihtsalt kannatab rohkem vaat. Ja me näeme seda tänapäeva poliitikas ka. Poliitika statistiline allakäik on hakanud pärast seda, kui on liiga palju naised olnud valitsuses. Mitte seda, nagu et naised ei võiks seal olla, vaata, aga lihtsalt, et kui neile antakse liiga suur vastutus, vaata. Ja seda näiteks näha nii Euroopa Liidus, kes on täna eesotsas, on naiste rahvad, kõik on ju valitsuses, on Kaja Kallas on seal mingisugune, ma ei tea, mingi tegelane, siis on see Ursula von der Leyen, siis on see rahandus mingisugune, kõik on naised, vaata. Ja kõik läheb selles aina rohkem selles kontrollimisühiskond ja ma ei tea, lihtsalt igale poole pannakse juba kirikutesse homolipud asjad, mis nagu vanasti 6-70-ndatel sa said kriminaalkorras karistada sükest asjade eest, vaata. 15-20 aastat tagasi oli see nagu juba selline, et nagu aga täna vaata ongi see, et ja taaskord ma ei saaks öelda, et mul on midagi näiteks homode vastu või midagi sellist, sest ma pole nendega kokku puhutud, ma ei tõmba enda ellu sükseid inimesi vaata. Sama siin ma ei tea, mis on nende hingeseisund või mis valud või asjad on. Ma ei saa selles kohas vaata, ei võtaks sõna. Ja, täpselt sama. Aga lihtsalt vaata, täna nagu surutakse meile peale, et me nagu peaksime ise ka nagu sinna suunda hakkama vaatama, eriti nagu lastele vaata. Meil võib-olla siin Eestis ei ole seda. Näiliselt antakse valiku variant. Just, et eriti Soomes on seda nagu näha, kuidas surutakse peale, et kui me lähme Helsingi kesklinnas kuskile kaubanduskeskusesse ja juhuslikult nagu me sattusime mööda kõndima, sõitma autoga, kaasaga, siis toimus Helsingi, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga me just sattusime Helsingi sellele, mis on see geiparaad, vaata. Ja me sõitsime mööda täpselt sellest ja lapsed on seal, vaata. Nagu vanasti, kui sa nägid lasteaia lõpupidu on ja siis seal olid nagu lapsed olid pandud sinna vaata, et nagu sellest nagu, et ma arvan, et see veits liiga vara vaata. Et seda ma mõtlen nagu seksuaalkasvatus võiks ikkagi sinna 5.-6. klassi jääda vaata. Ma olen sinuga nõus, et võib-olla mingid asjad tulevad laste jaoks liiga vara, et seda ei ole vaja, kui nad niikuinii alles on seda maailma nagu vastu võtmas. Et võib-olla, samamoodi me ei taha näidata ju tegelikult mingisugust vägivalda ja nii edasi. Et mingid asjad tõesti võib-olla võiks jääda hilisemaks otsustamiseks, et vaevalt siin mõni lapsevanem laseks omal lapsel 10-aastasel lapsel tatoveerida käe peale, ma ei tea. Kristina. Näiteks või mis iganes on ju. aga hea point nagu ja sellest nagu mõtlengi nagu, et vaata, et ütleme nii, et siis kui nagu rohkem on naised hakanud valitsema, siis on vaata see hakanud tulema nagu see nagu rohkem, et sellest nagu mida iganes. Kuigi ma nagu mõtlen ka, et ma ei mäleta nagu vanasti nagu, et oleks nagu ütleme nii, et kui keegi oleks nagu olnud nagu, ma ei tea, ma ei mäleta, et meil oleks nagu meie ajal mingi transseksuaal olnud, ja samas nagu ma ei mäleta nagu seda homoteemat ka nagu, et see oleks nagu mingi süke nagu, ma ei mäleta nagu vähemalt seda asja, võib-olla see on mingisugune Mandela efekt, et ma ei mäleta. Aga lihtsalt nagu et see on nagu tulnud vaata just nagu naisvalitseja poolt, et siis nagu ongi see, et kui sa statistikat ka nagu vaatad, siis see nagu peab paika, et mitte, et ma tahaks nüüd ära võtta naiste käest, et ärge nüüd olge ettevõtte juhid või ärge nüüd juhtige asja, absoluutselt tehke, kui tahate. Aga lihtsalt statistiliselt nagu, ütleme need mehed on natuke süksed tuimemad, või kui sul on ikkagi
ma ei tea, sead ja lehmad ja kanad on ju farmis on ju, siis mees on see, kes võtab kirve ja lööb pea maha ja teeb sellest liha, vaata, et üldjuhul nagu naised on need, kes nagu noh, võib-olla sulgi kakuvad, vaata, või siis korjavad marju, mida iganes, et see on nagu alati olnud niimoodi. Ja kui sa nüüd vaatad nagu seda maailma ka, siis statistiliselt olemegi me jõudnud sinna suunda, kui on liiga palju nii-öelda antud nagu seda otsustusvõimet, see statistika, nagu seda saab igaüks nagu nii-öelda vaadata. Aga mis see point ongi see, ma mõtlengi just seda, et nagu selle spirituaalsuse ja vaimsuse selle ka vaata, et nagu mehed lähevad liiga palju sinna nagu noh, ütleme nii, ma ei kujutagi ette, millest see nagu tuleneb, ma ei ole seda nagu nii palju nagu sügavale läinud, et vaata liiga sügavale minnakse selle spirituaalsuse asjadega ja siis kaotatakse nagu see mehelikkus ära, tegelikult vaata on ju see, et noh, ma ei tea. Jaa, ma olen sinuga nõus, ega inimesi on vaja erinevaid siia maailma niikuinii, et vastasel juhul me kõik saame sellest aru nagu nullist peale, et vastasel juhul oleks see maailm nagu üks igav paik, aga kahjuks küll mõtlen ka seda, et selle spirituaalsusega me võiks meestena jätta ikkagi need mehelikud omadused ka alles, nagu mehelik jõud, mehelik mentaalsus, mehelik selline olemus, niimoodi, et meid tuntakse, et ruumis on mees, mitte ei ole lihtsalt mingi vari. Kuskil mingi siuke, noh, et võib-olla jäädakse lihtsalt kinni sellesse spirituaalsusse. See, noh, ma ütlen, see ei ole nagu halb, on ju, et neid mingi praktikaid ja asju tehakse ja kogetakse läbi, kõiki tuleb elus läbi kogeda. Nagu enda elust näha, no tuleb kõike sitta ka läbi kogeda, nii et vähe ei ole, et lõpuks üldse mingi maailma nagu arusaam tuleks. Kindlasti jah, ei tohiks kuhugile niipidi kinni jääda. Et naistel absoluutselt naine on loov, ilus, naiselikkus, see on kindlasti spirituaalsuse koha pealt, nemad on kõige sügavamad, absoluutselt nõus. Aga jah, meeste puhul ma arvan, et tuleks hoida ka seda tõelist. See ongi see, mis ma just alguses ka vaata rääkisin, et just see, et naine vaata ongi see spirituaalne pool nagu perel vaata. Väga. Ja kui sul vaata tütar ka sünnib, siis mida sa tütrest ootad? Sa ei oota ju tütrest seda, et hakkab mingi vastutust, et sa ootadki sellest, annadki tütrele, mida ta soovib ja täidadki tema soove kõike. Aga kui sul poeg nagu sünnib, siis ilmselgelt sa nagu oled temaga karm, sa tahad, et ta oleks tugev, ta oskaks seista enda eest, noh, et see ongi see sinu kui meeste ja rahva nagu see nägemus, et kui sul on poeg, milline sa tahad, et ta oleks ja ilmselgelt, noh, mul ei ole endal veel lapsi, aga poeg lihtsalt on nagu kui sa juba mõtled selle peale, siis ta ongi juba selline, et ilmselgelt iga isa tahaks, et poeg oleks tema moodi, vaat. Iga poeg tahaks enda isa moodi olla, vaat. Noh, kui sul on nii-öelda siis isa, kes on sind kasvatanud, et selles nagu, see on nagu, noh, ütleme nii, selle koha pealt. Ja nõus täiesti. Et kui ma mõtlen ka näiteks, noh, mul ei ole ka kunagi vaata isa nagu selliselt kõrval olnud, nagu ma oleks võib-olla oodanud. Tänaseks nii-öelda siis, noh, ütleme nii, et aeg on möödas, et kas, ma ei tea, kuidas sa üldse tunned seda enda isa poolt, ma kuulasin seda podcasti ka, siis sa rääkisid seal ka, et isa poole nagu olnud, sul on endal on ka täna nagu selline tunne, et oleks võinud isa olla või kuidas nagu? Tead, kuna ma olen kasvanud lihtsalt ilma isata, siis ma olen kasvanud ise tugevaks meheks ja selleks on vorpinud mind elu. On ju, see on nagu, ise oled peksa saanud, ise oled maast püsti tõusnud ja neid peksa saamisi ja nii edasi, kõik sugu asju on olnud elus. Aga suht vähe inimesi sellised, ma olen nagu jälginud, et kes nagu ilma isata nagu ütleme nii, et suudavad üles ehitada ennast. Paljud ikka lõpetavad, kas siis nagu liiga varakult või siis kuskil vanglas või midagi. Tead, mul on hästi hea sõprade seltskond olnud Lõuna-Eestis üks väike punt, kes on meil nagu elus väga, väga alguses peale, ma arvan 7-aastas peale, on väikene punt, kus kõik on tegelikult hästi tublid poisid ja hästi töökad ja lahedad kujud. Ja me oleme Lõuna-Eestis olen kasvanud koos nendega. Noh, on olnud igal pool muid sõpru ka, kes võib-olla nii head sõbrad ei ole, aga nemad on mul olnud nagu põhilised. Ja need sõbrad, ma olen valinud endale sõbrad või seltskonna sellise, kellega ma väga lähedaselt suhtlen või nagu tunnen, et ma saan rääkida muudest asjadest ka. Ja see on vist kasvatanud ka hästi. Me oleme sama vanad olnud, üks sõpradest oli meist 5 või 6 aastat vanem,
või on tähendab 5 või 6 aastat vanem, aga üldiselt jah, ma olen heas seltskonnas sedapidi saanud mingil määral ikkagi üles kasvada, kuigi mul on olnud halbu tuttavaid ka. Aga jah, ja teiseks on oma vennad, et nad on küll nooremad ja nii edasi, aga me oleme kuidagi, meil on maailmavaade õige olnud lihtsalt. Me oleme saanud ilma seal isata, ma olen, teades teda, siis ma olen väga tänulik, et teda meie kõrval ei olnud, nagu siiralt. Et ma olen tänulik oma emale, et ta on üksi meid üles kasvatanud ja sellega suurepäraselt hakkama saanud. Aga kas see võib olla ka sellest ka näiteks, et vaata on olemas, räägitakse vaata ka, et spirituaalses maailmas räägitakse, et sul on see daddy issues või kuidas öeldakse, vaata, et nagu et isa puudus ja mingid teemat ja et sa peaksid sellega tegelema. Ma mäletan, mul üks sõbranna kunagi mingi sükene 5+ aastat tagasi surus täiega peale, et et sa pead selle isa poolega tegelema värki. Aga kas nagu, ma küsin lihtsalt sinu käest, mis sina arvad, kas see isa poolega tegelemi pigem on nagu see, et sa oled ohvri rollis või sa võtad vastutuse? Ma mõtlen just seda asja, vaata, et hästi paljud meesterahvad nagu, naistest ma ei oska rääkida, aga meesterahvastega on hästi palju see, et nagu kui mees tuleb rääkima, et tal pole kunagi isa olnud ja kõike sellist ja võib-olla sellepärast on nii halb inimene ongi. Aga see ongi nagu see vastutuse nagu kõrvale lükkamine, ohvri rolli. Et vastutus ongi see, et okei, teda ei olnud, teeme siis ise vaat. Ongi. Ja täpselt see on minu enda elu mentaliteet ka olnud. Mul täpselt samamoodi olnud. Et ma teen ise, ma muudan kõik paremaks, ma räägin, et ma ei tunne küll sellest puudust või et mul oleks nüüd ulmetrauma, mida lahendada. Perse elus on nii palju lahedaid asju, mida tuleb ette võtta. Me ei jõua kõike seda jama, mis elus on läbi elatud, me ei jõua seda lihtsalt ära lahendada, et inimesed elada on ka vaja. Ja see trauma lahendamine ka, see on ka siuke asi, nagu, mis ma olen mõelnud, nagu, et me kaasaga alati arutame neid spirituaalseid asju hästi huvitavalt. Me küsime alati siukse küsimused, aga kuidas me teame üldse, et see trauma asi üldse päriselt olemas on, sest sa tegelikult ei tea, me saame arvatavasti seda teada, kui me siit juba lahkunud oleme, siis me saame kindlasti palju rohkem vastuseid, võib-olla. Me usume kõik seda, et paljud vähemalt usuvad seda, et niimoodi see on. Aga taaskord nende traumadega on ka selline küsimus, et aga kuidas tead üldse, et sul traumad on, äkki sul polegi? Äkki see oligi sinu ülesanne selles elus tulla siia, sündida siia. Ja see, vaata, räägitakse seda, et kui sa sünnid, siis sul on siin missioon, sa pead siin tegema mingid asjad ära, kui sa ära ei tee, siis sa sünnid uuesti. Äkki selle elu missioon oligi ilma isat hakkama saamine. Jaa, täiesti nõus. Äkki see oligi see trauma lahendamine, aga spirituaalses maailmas surutakse hästi palju peale, ei, vaata, et sul ei ole teda olnud, et sa pead nagu hästi palju nagu. Ma olen nõus, et meile iga eluga antakse mingisugune missioon. Et midagi ära teha ja kui sa selle teada saad, mis sa pead ära tegema, siis on sul hästi läinud. Paljud jäävad lihtsalt kordama seda mingisugust vana elu viga, mis nad tulevad siia uuesti tegema, kuni ära ei õpigi. Mis sa arvad, et sul on see nagu, et sa tegema pead? Tunned sa, et sa tead juba? Jaa, ma tean. Ma arvan, ma olen suhteliselt kindel, ma isegi ei saa öelda, ma arvan, ma olen kindel. Ma üritan hästi palju endast anda seda edasi, et aidata inimesi samamoodi raja peale ja näha need kohad ära, mis neid kinni hoiavad. Kindlasti tegeleda vaimsusega, ennast hästi tugevalt seest kasvatada, samamoodi hoida ennast füüsiliselt hästi tugevana ja korras, et minu missioon on siia maailma tuua tagasi see, et hinged saaksid raja peale ja järelikult on seda siia vaja, et üks tugev kuju tuleb ja aitab ka raja peale, sest tegelikult neid teejuhte on päris palju ja ilus on vaadata, kui paljud teevad seda tööd. Ja see on mega, iga üks teeb oma moodi, iga ühel on oma käekiri ja ma arvan, et see, mis mina tunnen, et minu jaoks õige on, ma olen õigel teel endaga. Sa tunned, et sa oled siit planeedilt pärit või sa oled siia saadetud või nagu sa, kuidas öelda? Tead, ma ütlen sulle ausalt, et ma ei oska sulle vastata, kus kohas ma ise nagu arvan, et mind on mulle on antud kuskilt mingi võimalus. Et ma mõtlen seda, et kas sa tunned, et sa oled siin varem olnud või pigem nagu on see... Kindlasti olen varem olnud, kindlasti. Et tulla siia veel appi ja ära tegema neid asju.
et ju ma olen selle kohaga tuttav juba. Ja sellepärast ka elu esimeses pooles siis jälle uuesti kiiresti läbi elada kõik see, kõik need igasugused sõltuvused ja kõik teemad ja probleemid iseendaga, et see kõik on minu jaoks olnud mega kiire. Nagu mõtle ise, see on mingi 28 aastaga, no päris ei saa, või 29 aastaga, sa ei saa isegi võtta esimese eluaastit sinna sisse, et ütleme, et kus see nagu inimene hakkab ise, ma ei tea, 12, 14, ütleme 14, noh, et selle 15 aastaga kiiresti ära teha kogu see süsee, mida mõned elavad meist siin, noh, terve elu on ju. Terve elu, jah. Jah, et ju sellel asjal on point. Ma ise näen, et seal on point. Jaa. Kui sa üldse saaksid nagu, noh, ütleme nüüd vaadates enda seda teekonda, mis siiamaani olnud ja vaadates seda, mida paljud võib-olla siiamaani veel läbi elavad, et kui sa vaatad tagasi, noh, ütleme nüüd elu hakkas pihta sul mingi 15 umbes. No ütleme nii, jah. Ütleme nii kuskil seal kandis, ehk siis niisugune viimase pool elu. Ja. Kui sa vaatad ajast tagasi, mida sa oleksid tahtnud, et nagu oleks varem juhtunud või varem läbi elatud või varem nagu, et see oleks sinuni varem tulnud või midagi sellist? See kogemus või midagi sellist? Vaata, no ütleme nüüd, noh, mul endal isiklikult näiteks on see, et ma oleks tahtnud, et keegi oleks mul ettevõtlusest näiteks varem rääkinud, vaata. Et võib-olla oleks kaugemale jõudnud, võib-olla oleks suutnud teisi rohkem õpetada selles, mis iganes, vaata. Et nagu, noh, see on lihtsalt üks näide, kas sul on endal ka mingid sellised asju, mida sa tunned, et mingi asi oleks võinud veel kiiremini olla ära või veel varem või midagi sellist? Tead, ma arvan, et mul on täpselt kõik õigesti ajastatud. Ma ise ei oska praegu tuua ühtegi, kindlasti oleks võinud võib-olla samamoodi mingi ettevõtlusteemad ja nii edasi, keegi midagi varem. Aga samas on, ma arvan, kõik kulgeb täiesti õigesti. Et ma olen lõpuks, kui ma oleks sellesse varju jäänud, mis varjus ma elasin, siis ma oleks üks õnnetu inimene ja ma ei teaks siiamaani, mida teha. Aga kui ma selle varju tagant välja olen tulnud, siis ma vaatan tagant järgi kõik see, mis ma läbi elanud olen. See on olnud ääretult vajalik. Ja. Ma just mõtlen seda, et sa ütlesid ka ennem, et alustage kohe sealt august välja ronimist. Et kas see pigem oli nagu see, et kõik oligi õige või siis nagu sa oleks tahtnud, et varem? Alustage kohe, kui te aru saate. Kohe, kui te aru saate, kohe, kui mõte jõuab sinna, et kuule, ma olen tegelikult augus omadega. Et siis kohe välja, seal ei ole nagu muud varianti. Ega ma võin öelda sulle küll, et kaotatud aja suhtes Soomes, kui ma töötasin ja selles kasiinosõltuvuses olin, siis ma ei mäleta mingeid aastaid oma elust. Nagu päris sõna otseses mõttes ma ei tea, mis toimus mingid aastad mu elus. Sellepärast, et ma olin ennast kuidagi vist viinud sellisesse seisu, et ma olin ülimalt depressioonis ja katki. Ja siis ma mõtlen, et kuhu need aastad kadunud, mis ma tegin nendel aastatel üldse. Ja siis ma vaatan praegu viimast aastat, mis ma teinud olen, perse ma oleks nagu teise elu kõrval elanud. Nagu mis asja? Ja viimast ja need tegevus on nagu... Täpselt. Et jah, oleks võinud olla mingi aja raiskamine olemata. Äkki see. Aga ma mõtlen nagu seda, et kui keegi nagu vaatab praegu seda, et kui ta tunneb, et ta on augus, näiteks kuidas ta tuvastab ära selle, et ta nagu augus üldse on, et see auk ei saa ju olla ainult ju mingi sõltuvus kasiinost või siis ainetest, aga kuidas ta tunneb ära näiteks, et ta on augus, et kui tavainimene võib-olla, kes käib igapäevaselt tööl, võib-olla ta igapäeva elu ongi, aga ta tunneb, et ta ei ole nagu rahul, võib-olla miski nagu on ängistus, vaata, ise ka aru, vaata, midagi nagu lämmatab teda. Põhimõtteliselt sa ise vastasid sellele küsimusele. Kui sa tegelikult tunned, et midagi lämmatab sind ja midagi on su sees valesti, et sa ei ela seda elu õigesti, sa ei tunne enda sees seda, et seda tasakaalu või rahulikkust, sa ei suuda ise enda mõtteid mõelda ja muuta, vaid on see, et kogu aeg kõik, mis külje peal kuskilt sisse ronib, mõjutab sind. See ongi see teema, siis sa oled vales kohas endaga. Kui sa ise ei kontrolli ennast, siis sa oled süsteemi ori ja sa lihtsalt oledki, sa saad aru, et see on valesti, see ongi vale tunne. See ongi koht. Ja jah, need sõltuvused on see main teema, millest ma rääkinud olen, aga tegelikult ongi depressioon, ma ise olen olnud väga depressiivne inimene. Et ma ei ole kunagi võtnud ühtegi mingisugust ravimit, et nendest asjadest lahti saada. Aga ühe korra, kui ma arsti juures käisin, siis mulle määrati, aga ma ei võtnud neid ja ma teadsin, et ma saan sellest ise ka lahti, ma ei ole nii rumal või ma ei saa öelda, et see oleks rumal, vahest ei ole, vahest tuleb võib-olla meditsiini kasutada,
aga minu mõte oli selle taga see, et diagnoos arst pani suht nagu ütles ära, et kindlasti ravimid peale, helistas isegi mu õele, kuuled, et sul vennal on nagu kehvasti, et kindlasti ravimid peale. Ma ei olnud sellega nõus nagu, mis asja. Et see depressioon ja selline, kui sa oled täiesti siuke katki ja stressis ja see ongi vale koht, kus olla. Sealt tuleb hakata välja ronima. Sealt tuleb lasta sellest ohvri rollist ka lahti. Aga sinu arvates on see depressioon, ütleme niimoodi, et kui see öelda, vaata, ütleme nii, et on olemas kahte, vaata, eriti nüüd, kui see Andrew Tate tuli, vaata, siis nagu hakati rääkima seda asja, nagu et oli olemas inimesi, kes räägivad, et depressiooni pole olemas ja siis on olemas inimesi, kes räägivad, et mida te räägite, on olemas, see on väga raske haigus, sellest on väga raske välja tulla. Kuidas sina nagu näed seda asja, kas sellest on võimalik ilma ravimiteta tegelikult välja tulla või pigem mitte? Mina räägin enda näitest ja mina ütlen enda näite puhul, et jah, mina ei näe, et see oleks haigus. Nagu sedapidi haigus, see on seisund. See on seisund, mis on meid halvanud lihtsalt, kuna me oleme lihtsalt läbi põlenud, üle põlenud ja me oleme ennast katki teinud. See on lihtsalt seisund ja sellest seisundist tuleb välja tulla ja sellest seisundist tuleb lahti saada. Et see, mis seal kuskil arstiraamatutes või ülikoolides räägitakse, no ma ei kujuta ette, ma ei tea, mis nad räägivad, aga mina arvan, et see on seisund ja sellest on võimalik välja tulla nii, et sa ei pea tablette neelama. Kindlasti võib-olla, ma ei tea, äkki on mingisuguseid asju seal, kus peab arstiabi kasutama või... No see Brian, ma ei tea, kas tead kedagi, kes on Brian Tracy? Ei tea. Okay. Ühesõnaga Brian Tracy on ka uurinud siis mingi 30 aastat vist inimpsühholoogiat ja miks mõned inimesed saavutavad edu oma elus ja miks mõned mitte. Ja siis ta on ära toonud välja selle, et eduka ja mitte eduka inimese vahe on 2,5% ja seal ei mängi rolli su kontaktid, asjad ja ka väga palju teadmised või pigem ellu suhtumine. Ja siis ta on ka välja toonud selle nagu oma analüüside põhjal, ma ei mäleta 000 inimest on läbi käinud ja analüüsinud. Kes tahab võib uurida ka Brian Tracy. Ja tema üks huvitav, ma võin saata sulle selle, saad kuulata Phoenixi loengud. Okay. Hästi huvitav saade on see on, ma arvan, mingisugune 20+ aastat vana saade, see on salvestatud kasseti pealt veel. Ja juba tol ajal ta rääkis sellist asja, et mingisugune uuring oli, mingi Viini doktor oli välja uurinud selle, et nagu vaimne haigus on 99,99% vastutuse ja mitte vastutuse ja vastutustundetuse nagu vahel olev protsent tegelikult üldse. Et kui sa võtad nagu vastutuse, siis ta tõi näite ka seal, kuidas mingisugune naisterahvas oli läinud siis oma mehest lahku ja siis ta hakkas teesklema ja nagu oli nii-öelda vastutustundetu. Hakkas teesklema seal, et ta on haige ja ta kohe sureb ära. Ja siis tema ema nagu käis ja põetas teda ja aastaid põetas teda ja ta oli voodis ja ta oli nii haige ja kõike sellist. Ja siis, kui tal ema nagu oli lõpuks nagu lahkunud, siis ta avastas, et nüüd peab ise hakkama ennast teeninda, võttis lihtsalt kokku, hakkas elama ja oli kõik korrasad. Ja see oli nagu reaalselt nagu, et see on nagu psühholoogiline teema. Et ma võin sulle saata selle ka, sa saad kuulata läbi. Aga päris huvitav jääd, nagu, et ta rääkis ka, et nagu ebaedu ja edu vahe on see, nagu, et kui sa vaatad, et miks mõni on nii rikas ja mõni on nii vaene, siis ongi see, et seal vahel on lihtsalt see, et kui palju keegi võtab vastutust. Ja samas, kui sa mõtled ka suht loogiline. Täiesti loogiline. Et see on nagu päris huvitav. 2 tundi peaaegu läinud. Küsin veel lõpetuseks ühe küsimuse. No. Täpselt nii, nagu sa algus ütles ka, lihtsalt laseme selle jutul minna ja läks väga huvitavad. Ja mulle meeldib see ka, et see on nagu selline hästi nagu selline, et me ei ole kogu aeg kõigega nõus, vaata ka, et üks räägib ühtemoodi, teine teistmoodi, et see on nagu hästi põnev just. Mis üldse sul tulevikuplaanid nagu praegu on, näiteks järgmise 50 aasta tulevik või üldse nagu, kui me ei pane aastaid, et siis räägime üldse nagu, mis sa praegu näed, et mida sa teha tahad või kuidas kuhu liikuda? Mul on raske vastata sinul selle koha pealt, et see kindlasti muutub. See kõik on nii uus minu jaoks, nagu, et ma olen sinna selle uue nagu tee enda jaoks ette võtnud või see on, ma arvan, et praegu on hästi oluline endaga tööd teha, ettevõtmistes tööd teha. Soovin siin Eestis ühe sõbraga koos natukene kinnisvara poole läbimurret teha teistmoodi, et kui mõni investor kuuleb või startupper, et tahab midagi korda saata,
selliselt siis võib ühendust võtta kindlasti. Aga kõige olulisem enda missiooni aidata inimesi, aidata neid sellest august ja jamast välja. Mis oleks kõige parem viis üldse nagu enda missiooni avastamiseks või teada saamiseks? Kui sa täna nagu vaatad selle peale, kindlasti nagu mida rohkem me ajas edasi läheme, seda rohkem me nagu näeme teistmoodi asju. Tead, see vastus on meie sees olemas, kui me isegi julge selle vastusele otsa vaadata, siis võib-olla abi küsida. Sest tegelikult on inimesi, kes teejuhte ja nii edasi on tohutult palju ja leiad ise kellega sa resoneerud ja sulle sobib ja sa leiad selle vastuse. Kui, tegelikult on see olemas. Me lihtsalt ei vaata sellele ise otsa ja vahest julge otsa vaadata. Kardame jälle kõike muud siin ilmas. Ja no vahva, ühesõnaga tund aega 45 minutit on meil läinud nagu sõrme nipsust. Super. Et Sisukalt, jaa. Ma arvan, et me võiksime mingi aeg jälle uuesti istuda siin kindlasti. Vaadata mingi aja pärast, kuidas meil läinud on näiteks, mis iganes asju, et sa just rääkis ka, et sul on see mingi projekt siin. Sellest võiks tulevikus näiteks rääkida ja kõigest sellest ja mine tea, võib-olla istume terve sinu perekonnaga varsti siin. Absoluutselt. Et seda ka ei teavad, sellepärast, et me just ennem kui juures arutasime ka, et siia mahub veel rohkem mikrofone laua taha. Aga igal juhul aitäh, et sa tulid ja ega muud midagi ei olegi, kui on sul kuskil inimesed saavad sind jälgida ka võib-olla? Ainult Instagram on mario.laul1 ja see praegu on minul ainult Instagram, rohkem ei ole. Aga sa oled siis nagu sotsiaalmeediast nagu mingi hetk tõesti? Jah, ma tegelikult ju kustutasin Facebooki ära, kui ma palil läksin ja ma tahtsin sellest täiesti kõrvale saada ja tegin endale uue konto ainult Instagram ja seal toimetan ja ma ei ole suurem influencer, aga midagi seal ikka näeb, mis toimub ja minuga saab ühendust võtta läbi Instagrami. See on kõige lihtsam ja sealt saab numbrit küsida või siis otse kirjutada. Ühesõnaga, aitäh kõigile, kes siis seda saadet kuulasid. Ega mitte midagi muud ei olegi, kui te vaatasite selle juba siia lõpuni ära, siis oleks mõistlik panna kommentaar, likeida, kindlasti subscribe, sellepärast, et paljud ei tee seda millegi pärast ja ega muud midagi ei olegi, kui kohtume teie kõigiga juba järgmises osas. Aitäh kõigile, et kuulasite.